Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad ja tere, Maicel Astur. Tere. Maicel, kas sa oled ära registreerinud relvadena enda käed ja jalad juba nagu surmarelvad? Peaks, vaadates palju mul need katki on olnud, siis peaks ära registreerima, äkki saaks mingi kindlustusraad ka peale siis. Ja kusjuures rääkisime luumurdudest, et mul oli siin 2 aastat tagasi vist oli kõige rängem luumurd, kus mul küünarluu ära murdus on ju. Ja siis mul õde hakkas rääkima mulle, et mis asja, et see ei olegi kindlustatud ja seal oligi tõesti mingi panga kindlustuses oli välja toodud see nimekiri vigastustest ja siis raha, mis sa sellest saad ja küünarluu murd oli vist, ma oleks mingi 2 tonni saanud sellest, et oleks ära. Siis mõtlesin, ma pean selle ära tegema, aga ikka ei teinud ja nüüd on veel mitu luud murdnud on ju. Ma tean, mul vennal oli kunagi oli ka, ta oli mäletan ise vist oli SEB kindlustus ka mingi sarnane teema, et igatahes saad vigastada, saad mingit raha. Ja mäletan, vendal läks põlv, kõik ACL, menis, kõik läks puruks täis op nagu. Sellel ajal taastus sellist opist mingi 12 kuud vähemalt, see oli nagu nii ammu juba mingi 15-20 aastas. Ja siis mäletan, vend sai vigastada, ma sai ka julmalt rahat, sai mingi, see oli just siis, kui euro tuli, igatahes oli ikkagi, ütleme mingi 1,5 tonni sellel ajal, kui euro tuli, see oli ikka meeletu nagu. Ja siis sai uuesti vigastada põlvele ja siis pank ütles me rohkem ei maksa, et see on juba nagu kordav vigastus, et aitab küll umbes, et nüüd on kõik. Ja seal hakkab ilmselt rolli mängima see, et võib-olla alguses toona ei vaadatud nii palju, et millega see inimene tegeleb. Nüüd on nagu sportlastele ilmselt on hoopis teine, et pead seda kindlustusmakset ka maksma ikka kõvasti rohkem. On. Peakski olema vist, võitlusport peaks olema selle nagu riskigrupis ja ongi nagu suurem makse ka vist. No selles mõttes, et kui sa lähed matši tegema, siis üks on garanteeritud enam-vähem tavaliselt vist, et haiget sa saad, vahet ei ole, kas võidad või kaotad, on ju. Pigem küll. Kui just ei juhtu seda ime, et on tõesti mingi mõned sekundid ja on vastane nokkis on ju. Aga pigem on ikka, midagi on ikka, kondid valusad, kriimud, värgid ikka, midagi on alati. No see on asi, millele ma olen ise mõelnud fight'e vaadates low-kickidele, et see teeb küll vastasele tohutult haiget ja see on hästi populaarne relv, mida kasutatakse just seda, eriti nüüd viimasel ajal sinna alla löömine, et sa lööd nagu teise inimese jala tuimaks nii-öelda. Aga teelikult sa ju peksad konti enda kondiga, et sa oled ikkagi pärast, on sul endal ka jalg ilmselt paks all. Ja sõltub nagu, kui sa tabad low-kicka nagu low-kickina ilusti, siis nagu kui ta ei bloki väga, siis pole kõige hullem, ma arvan, aga kui sa hakkas ikkagi middle kick ja kalf kick nagu sa ütsid on ju, ja mõni low kick läheb blokki, siis kindlasti on ikka veits tursa üleval ja jalad kanged on, aga see tuleb ka see harjumus kogemusega, et lõpus ma jätan mingid kikifaidid mul ikka sellised, kus ma nagu tulin välja ja veits oli valus, aga ei midagi nagu ulmelist. Ma olengi mõelnud, et mida tähendab see low kicki tšekkimine täpselt, et kas see ongi see, et sa keerad enda nii-öelda selle tugeva luu siis vastu talle? Ja sa oli põhimõtteliselt tõstadki jala nagu külje peale üles 90 kraadi põlv ja jala kont siis ja blokiki selle kondiga tema low kicki ära siis ja eriti rõve, mis need on, kus on tulnud hästi palju jalaluu murda ja on see, kui tõstetakse veits üles jalg ja vastane lööb täpselt su põlve, siis sealt tuleb need murud tavaliselt. Et kont vastu konti ka muidugi, aga see põlv on see, mis tavaliselt nagu ära murab need jalad. No räägi, Maicel, kuidas sa MMA-ni jõudsid üldse ja kuidas sul see teekond algas? Jah, no see oli siuke kunagi algus, kui ma üldse läksin kickboxis, tegelikult nagu ma läksin selle pärast, me vaatasime vennaga koos UFC-d, mulle meeldis ja siis ma mõtlesin, et võiks midagi teha ja jalgpallis oli nagu siuke ülemineku periood ja siis ma mõtlesin, et ma lähen kickboxi tegema. See oli kogu aeg tagakuklas, et ühel hetkel tahaks MMA-d teha. Et teeme veits kickboxi, teeme veits siukse hea püstivõitlus tausta endale ja siis lähme MMA-sse üle. Siis mingi periood ma isegi treenisin veits ja Tšitši mäletan vennaga koos ja siis tagapainile. Mis on Tšitš tavakuulaja? Jiu-jitsu, sorry, Jiu-jitsu, et tegime veits eratreeneriga mingit, ma ei tea, 2 nädalat või võib-olla trenni ja siis tuli ikka kickboxi karjäär peale täie tuhinaga. Iga kuu võistlesin põhimõtteliselt edasi ja siis kuni 2023 aasta siis märtsis tegin viimase kickboxi fight'i D-liigil. Ja siis oli siuke nagu periood, kus mul oli veits keeruline aasta enne olnud, ehk 22 aasta oli mul keeruline. Ma mõned võitsin, mõned kaotasin siuke
halb nagu straik oli käsil ja siis tegin viimase kickboksi matši ära, mõtlesin, mis edasi, pakkumisi tulnud ja siis juhused aatel kuidagi üks sõber küsis mu käest, kuule, et mis sul MMA mõttes sai, siis mõtlesin, kuule, hea mõte, vaata, davai, et ma täitsa unustasin ära selle. Sama õhtu vaatasin MMA trenni, läksin trenni, meeldis, nagu trenni ikka, nagu mõnus ja siis mõtlesin, et ai, proovime siis nagu, et paneme kohe all in, läheme kohe laagrisse ja teeme näiteks debüüdi siis novembris. Ja sellel hetkel, kui ma hakkasin tegema, siis ma olin juba niimoodi mõtlesin, et ma olin seal mingi kuu-2 teisi, ma mõtlesin, et kuule, aga see ongi see, et davai, et läheme siis all in, läheme lõpuni välja ja proovime siis püüda nagu UFC unistust. Oli algusplaan, peale plaan ja siis tuligi liigi debüüt, võitsin ja nüüd on 3 rajut, tegin rajuga lepingust ja nüüd praegusel hetkel on 4-0, täna kuulutati välja just septembrikuu 20 märts raju 18 vastane, poolakas 9-6 rekordiga, 9 võitu, 6 kaotust, kogenud vastane, nii et Oota, 20 september siis või? 20 september, jah, kuulutati välja vastane nüüd. Et siis on uus fight. Kui pikalt sa üheks fightiks valmistud? No, selles mõttes, et MMA-s on natuke rohkem see ettevalmist nagu organiseeritud. Kickboxis oli lihtsalt võistlusi nii palju, et sa nagu tegid ühe ära, puhkasid nädal, läksid järgmisse ettevalmistusse, sul ei olnud konkreetselt, et ma nüüd valmistun. MMA-s on rohkem see kõik organiseeritud, trenni nagu mahud rohkem mängitud, kuna valikut on nii palju. Meil on püstivõitlus, meil on kickbox, taibox, meil on boks, meil on jõusa, meil on vastupidavus, meil on jiu-jitsu, meil on maadlus, meil on MMA tervikuna. Põhimõtteliselt 7 trenni meil teha. Ja sa pead valima nende vahel, mida teha, millal ja siis sellepärast on see nagu natuke rohkem nagu organiseeritud, mingite perioodide midagi rohkem, midagi vähem. Ma ütleks, 2 kuud on minu jaoks, ma arvan, ideaalperiood. 3 liiga väsitav, ma arvan, 2 on ideaalne. Ma olen kogu aeg nagunii saalis, ma kogu aeg hoian vastupidavust nagu heal tasemel, ma jaksan kogu aeg teha. Seega ma lihtsalt pean keerama punki juurde, tavas ja mingid treeninglaarid värgid ja siis ma arvan, 2 kuud on nagu locked in, nagu mõttega, et failil täielikult. No nii palju erinevaid valdkondi on selles, et paratamatult on iga inimene mingis asjas parem kui teises asjas. Just. Kas sul näiteks just püsti võitluse selline eelis tuleb siis sellest, et sa alustasid kickboxist? Ja, muidugi see, et lihtsalt mina ise olen kogu arvanud, et minu kickboxi stiil, mis on hästi mänguline, ma ei ole nagu tugev puncher, nagu et ma otsin ühte knockout ja pauku, ma olen volüümi püstivõitleja, väga palju lööke, mõlema küljaga suuteline, ma suudan kombineerida hästi kokku käsi, jalad, põlved, kõik kokku kombineerida. Ja ma kogu uskusin tegelikult, et nagu minu stiil sobib paremini MMA-sse just see, et ma ei ole heavy puncher, vaid ma olen väga täpne, nagu sniper, ütleme rohkem siis. Ja eriti see väike kinnas, kus ei peagi olema nii suur pauk taga, sest iga löök teeb haigesse, ma uskusin kogu aeg, et minu stiil sobib paremini MMA-sse, seega jaa. Praegune suur eelis on muidugi see, et mul on kickboxis nii suur kogemus, ma olen pidanud nüüd MMA koos üle 70 fighti, nii et mul on suur kogemus all ja sealt tuleb ka minu eelis siis püstivõitluses. No praegu on see kõva teema kickboxist ületulek MMA-sse seoses on ju ühe Brasiilia kivinäoga, kes on kõvasti lammutanud ja põhimõtteliselt tal on suht ühtne stiil, püsti, nokki, et sellist maadlus väga nagu asja ei toimugi. Ja, no tegelikult esimene, kus üldse minu ideed oli tegelikult Israel Adesanya, Alex Pereira suur rivaal, nüüd on juba ära kattinud asjad, aga tema oli tegelikult esimene mees, kes läks nagu üle, sai UFC-sse, lõi seal kõik laiali, sai championiks ja sai üks parimad, kes middleweightis on olnud. Ja siis tuli muidugi Pereira, nende kogu see ajalugu ja kõik see on ju. Aga Adesanya samamoodi, väga hea maaduskaitse, head maast üles tulemised ja püsti matsu kõigile ja korras. Et ilmselgelt see on mudel, minul hakati üle maadlema mehi, kes on terve elu võib-olla maadelnud, siis see on nagu mõttetu risk, mida võtta, kui ma tean, et mul on eelis püsti. Ja praegune ongi siis modernne MMA praeguse ajast on näidanud, et väga edukad on fighterid, kellel on väga hea maaduskaitse, väga hea seinakaitse, head maast üles tulemised on väga edukad UFC-s, nii et üldse MMA-s, nii et see on see, mida me sihime. Kas sellele saakski niimoodi läheneda või ma ei tea, kas sa ise lähened niimoodi maadluse osale, kui sa oled pigem oled püstivõitleja,
et sa timmidki enda, ütleme, selle kaitse nii ära, et sa ei hakka, noh, nagu sa ütlesid, et sa ei hakka üle maadlema vendi, kes on sellest alustanud, on ju. Aga põhimõtteliselt sa keskendud maadluskaitsele ja siis taktika on see, et lihtsalt mind ei viida maha. Et ma kaitsen selle ära ja siis nagunii iga raund algab ju püsti jalu, nagu öeldakse, on ju. Ja selles mõttes, et muidugi ongi, sul on kindlad asjad, sul on maast üles tulemised, sul on lukkude kaitsed erinevad, mida ma olen suutnud näidata ka kahel rajul. Nüüd ma olen väga hästi suutnud kaitsta enda kaela siis maas olles. Ongi lukkude kaitse, maast üles tulek ja maaduskaitse. Need on peamised, kuna sein on väga suureks abiks nagu MMA puuril, see seinamaadus on väga-väga oluline, siis see on ka samamoodi hea koht, kus tulla ülesse ja või siis kus kaitsta siis nagu maadus maha viimisi. Kõige raskem ongi see keskmine osa puuris, kus on nagu kui seal viiakse maha, on päris raske nagu püsti tulla, nagu seal on nii palju ruumi, et liigutada temal sind ja minul teda. No kunagi minu arust Khabib, kes on kõva maadleja, ütles naljatamisi, ütles mingis intervjuus rääkides DC-ga, et meie vahe on see, et kui DC proovib tüüpi maha võtta, kaitseb ära, proovib võib-olla ühe korra veel, proovib veel, ja siis ikkagi võitlus jätkub püsti jalu, aga Khabib ei lõpeta proovimist, isegi kui ta hakkama ei saa, et ta on lihtsalt niivõrd järjekindel ja noh, see on tema nagu täielik amploa, et vaatasin ka sinu nüüd neid rajufight'e läbi, et see, ma ei tea, kas see oli esimene, aga kui sa mingi tüübiga võitlesid, suht kiiresti läks maha ja siis ta võttis su selja ümber kõhu, pani selle... Jaa, see oli esimene raju, jah. Ja. Et mis tunne seal on, kui sa oled selles mõttes enda mugavustsoonist oled väljas, on ja sa oled pikali maas, suhteliselt nõme olukord, tüüp surub sul, noh, hoiab jalgu kinni, on ja, või hoiab sind kinni, on ja. Ja proovib põhimõtteliselt sind ära kägistada siis tagant. No see matš nagu võttes see konkreetselt, see nagu väga halb oli. See algus oli täpselt siuke, mida me keegi ei oodanud ilmselt. See oli kõige nagu kepem valikutest, mis üldse olla sai. Kõige mustem stsenaarium. Ja ta oli lilla vöö jiu-jitsus. Ma olen valge. See on nagu see, et ta on nagu väga hea. Tal oli tugev amatöör taust MMA-s, ta oli kogenud, ta oli 2 või 3 kordne Poola meister MMA-s. Ta oli hea kogemus, ilmselt me nägime ära püsti, ma olen tast palju üle, aga ma tegin kohe vea, seal tegin ühe jalalöögi, püüdis kinni, viis maha, sai backi ja see oli siuke esimene kord, kus ma olin nagu siukse olurus, ma pidin nüüd nagu elu ees kaitsma tõesti nagu kaela ja see oli suht raundi algus, mis oli suur asi, et ta sai mulle bodylocki peale, see on jala üle kõhu, nagu sa ütlesid, meil oli mõlemad kuivad, see oli suur probleem. Tema nagu nii-öelda jalanahk siis haakus minu nahaga nii, et mul oli nagu raske ennast pöörata, pluss mul ei olnud sel hetkel neid nagu teadmisi, kuidas sealt püsti tulla. Seega ikka korralik pähkel, see oli ikka siuke, et ma ikkagi, kui ma esimene raund lõpuks püsti sain ja ma nurka läksin, mul olid käed nii verd täis, et ma olin nurgal nagu raputan käsi, ma ei tunne käsi, siis ma olin nagu käed nii verd täis. Siis läksin siuke teine raund juba, tema pani kõik sisse, mis panna oli, ma teadsin, et kui ma pean selle esimese raundi vastu, siis ta on läbi. Kui sa istud 4 minti kellelgi nagu seljakott seljas põhimõtteliselt on nii bodylock peal, kui sa pole kunagi bodylocki hoidnud, siis see tõmbab nagu jalad väga ruttu kotti, nagu see tõmbab nagu temal samamoodi, ta pani kõik sisse, mis võimalik, 4 minti bodylocki, ta peab ju kogu pigistama, kui ta lahti läheb, siis ma sain ära tulla, ja seega ta tegi meeldib tööd, ma teadsin, kui ma pean vastu nüüd nagu lõpuni, siis ma pääsen. Siis ma talle matsu püsti, ma võtan ära selle, see oli minu mõtlemine ja oligi, põhimõtteliselt teisest raundist alates ta rohkem mind maha ei saanud, korra sai teetist, kas 3. korra sai ja igatahes jah, aga ma sain kohe püsti ja siis oli juba minu mäng, aga see oli ikkagi nagu, ma mäletan 3. raundi niimoodi, ma vaatasin kella, vaatasin 40 sekki, mõtlesin, suren ära, ma olin nii väsinud, nagu mul oli nagu nii paha olla, mäletan, esiteks see puuri põrand oli suht pehme, mul oli käed täiesti verd täis, enam jaoks 3. raundiks olid nagu käed veitski värskemad, aga kops kõik oli viimse piiril esimest korda. Esimene MMA debüüt oli mul kiire, esimese raundi lõpetus ja nüüd nagu teine matš oli kohe 3 raundi, mis tagant vaadates on väga hea kogemus, aga julmalt raske oli ikka, see oli ikka korralik põrgu. See võib päris huvitav tunne olla, kui sa, nagu sa ütlesid, alguses kohe kuivana satud sellisesse positsiooni ja siis veel tead enda vastase kohta neid fakte, lillavöö ja selle taustaga ja nii edasi kogenud enda. Mul sa kogenud ennad ütlesid, üks kutt, üks Maarek, kellega ma praegu trenni teen ka väga palju. Mulle ka treener, siis tema ütles, et kui ma nägin ta peale matši, läksin nestumisse trennist, ütles mulle, et
ma ei uskunud seal lõpuni vastu et nagu keegi väga ei uskunud, see oli täpselt siuke, et nagu tõesti, me teadsime, et ta on väga hea, sai backiga, sai nii ruttu kõik head positsioonid kätest, see tundus nagu ebareaalne olla, et ma lihtsalt kannatasin. Aga mäletan, oligi siuke koht seal, kus ma lihtsalt ühel hetkel panin tal näpud kuhugi kinda sisse, lihtsalt tõmbasin suvalt, nagu ma lihtsalt Savikas kohtagi ütleb nagu mitte, ma lihtsalt nagu see juba nii piiri peal, et ma nagu pidin midagi tegema, nii et crazy. Seda vaadates mul muidugi nagu tekib ka see, et ma mängin ise malet ja tihtipeale sa satud hästi kehva positsiooni, annad mingi, ma ei tea, enda lipu ära, mõtled, põhimõtteliselt võiks nagu resignida, et vastasel on nii suur eelis, aga paratamatult tekib selline tunne, et vastasel on suur eelis, kui ta teeb kõik perfektselt, aga vastane teeb ka vigu, ja siis samamoodi, et ütleme, kui sina satud sinna positsiooni hästi raundi alguses, et alguses võib peast käia siuke kerge lootusetuse tunne, et oh fuck on, et nüüd ma olen nagu väga-väga sitas positsioonis, aga lõpuks sa ju keerasid sealt nagu tundus, et nende jalgade vahelt ei saa nagu kuidagi välja sealt, aga lõpuks sa said välja keerata ja siis oli jah tõesti näha seda, et kuidas see talle on ka nagu mõjunud, on ju, kardiole hullu paugu ära pannud, et sa põhimõtteliselt sa ju hoiad ikkagi jalgu nagu täis pinges. Ja, see on väga julm, see on väga, mis ma nagu ma ütlesin, ma teadsin ilmselt, kui ma püsti saan, siis tema moraal läheb julmalt alla, sest ta andis kõik, mis seal oli, ta sai nagu parima võimaluse, mis tal oli, see fight, ta sai kohe alguses peale kätte, ta ei suutnud lõpetada mind, tema moraal kukkus, minu moraal läks ülesse, ma teadsin, et kui me nüüd alustame, siis ma nagu talle matsu täiega ja nüüd ta mind maha rohkem viis, ma nägin, et ta oli täitsa löitu, kui ta nurk läks, ta istus maha, ta oli täiesti, täitsa kumm oli, vaata, et see nagu andis mulle selle teadmise, et nüüd ma saan talle anda, aga kui nagu mõelda seda, et kas ma ei tea, sa vaatasin mu viimast rajumatši ka, kui ma nüüd veebruaris võistlesin Tartus, et seal ma täpselt samamoodi jäin täpselt samasse positsiooni, ja nüüd ma olin ilmselt veid kogenum, aga mis näiteks see vastane nüüd veebruaris tegi valesti, oli see, et ta pani kohe esimesest sekundist nagu täis kägistus mulle peale, nagu täie jõuga kägistas mind. Aga see ma juba nägin nagu kaalumisel ja fighti päeva, kui ma hakkasin puuri jalutama, tema oli juba puuris, ma nägin, et kui ta pani oma käed välja niimoodi, ja vaatan, et käed olid siuksed, ma kahurid olid käe peal, vaatasin, okei, et suht nagu väga muskulaarne, aga käed tõmbab kiiresti aga veered täis ja kui ta pani oma luku peale, ta andis, ma tundsin, kus ta piistas nagu 110-ga ja ma olin nagu, praegu ma ütlen, ma olin siuke 3 sekundi kaugusel, ma arvan, et täppimisest, ta oli nagu nii peal see joke, ma samamoodi sain kuidagi näpud vahele, tõmbasin natuke ära, sain jälle hingata, aga korra, kui ma olin kui tema oli backis, ma korra mõtlesin, et ma täpin, et see on nagu läbi, aga siis kuidagi sain ära, joppas veits. Ja siis, kui ta pani mulle teist korda käigistuse peale ja ta pigistas, siis ma tundsin, et nüüd enam mitte, nagu nüüd ei ole enam. Ta jõud oli nagu märgatavalt poole võrra väiksem kui nagu esimene kord. Ja kui ta veel 3. kord, ma läksin uuesti ise backi, siis ma teadsin, ma kaitsen seal ära. Siis oli juba selline, et nagu ta hoidis ja ta hingas mul kõrva nagu ja siis ma mõtlesin, et sama mõte, et nüüd, kui ma püsti saan, saad täiega matsu lihtsalt nagu. Et nagu ongi, siis mul oli see teadmine olemas, ma sain aru, mida ta tegi valesti, ma suutsin ära tuvastada, ma sain aru, et nüüd ei ole enam backis mul ohtu, et mul on suurem oht, kui ta näiteks jääb mulle nagu mounti otse peale, ta saab sealt küünarnukkidega lüüa, löökidega, siis see on suurem oht, kui see, et ma annan oma selja uuesti ja ma kaitsen sealt nagu ja sealt ma keerasin ka püsti ja lõpuks ära ja tulin püsti, et No jah, see väsimuse teema, nii vähe, kui ma jõudsin siis siin sügisel boksitrennis käia, siis ma sain ka suht kiiresti aru, et mulle tunduski, et kõige suurem eelis üleüldse on sinu kardio. Et ükskõik tehnika, löögijõud, mis iganes, need on kõik väga toredad asjad, aga sa ei tee mitte midagi, kui sa oled täiesti läbi ja sa ei jõua enam käsi tõstagi. Et mida sa enda siis võhma arendamiseks, kuidas sa treenid? Ma ei tea, käid sa iga hommik jooksmas, mis sa teed? Ma kardio vaabalt lihtsalt ütlengi, see minu jaoks on see number 1 asi ja ma tean, et minu kardio peab olema nagu ulmeliselt hea, et pidada vastu sellist matšides nagu. Minu kardio ongi päästab mind, ma arvan, kõikis nendes 3 matšis nagu. Aga mis ma teen selle jaoks on see, et ma vanasti jooksin hästi palju. Väga palju jooksin, nagu ma läksin MMA-sse, ma olin teinud 4 kuud, ma valmistusin enda debüüdiks. Ma jäin jalalukku, mul murti menis pooleks, nagu ma ise olin loll, ma ei täppinud, rebastati menisk ära mul, keersin valele poole, tegin opi ja peale seda, kui ma opi tegin, ma pole saanud põhimõtteliselt nagu nii heaks põlve, et hakata uuesti jooksma. Seega ma olen vahetanud oma kardio välja, ma ei tea, mis asi on assault bike või? See on see mõlema käega. Ja jalgadega kütad, vaata. Oled sa mõne teinud seda või? Ei ole. Kunagi tuled mulle saali trenni, siis ma panen sind ratta peale. No, see on ikka selline, mis ikka inimesed murduvad kõvasti, aga see on ikkagi nagu väga rets nagu. Aga see on minu jaoks nagu parim kardiomasin ja siuke klassikaline trenn, mis tehakse on seal 20 sekki tööd, 10 sekki paus. Siis
mõned teevad 10-20 vastupidi ka, aga ma teen seda 20-10 kogu aeg nagu. 20 sekki täiega, 10 sekki paus, 20 sekki täiega, see on 8 raundi, kokku tuleb see üks tuleb 3-50 nagu. Ja see on nagu julm ja ka see ongi minu peamine siis nagu kardiatöö siis. No pluss kõik lisaks on sparring on nagu kõige identsem asi fightile, lapatöö, kõik on veits mingi määral kardio, aga nagu puhas kardiot ma teen selle, kas siis pikka kruisimist või siis nagu lühikese sapatusi ja seda söögi alla söögi peale, nii et oleks nagu... Märkad sa mingit erinevust, et ütleme siuke klassikaline boks ja jooksmine, et sa sörgid mingit pikka maad ja pika aja jooksul selline mitte üliintensiivne, aga pikka aega teed seda ja versus siis näiteks see, et sa teed 20 sekki paned täiega, et mis ma ei tea, märkad sa mingit vahet, kuidas see mõjub? No, kõik jäävad tegema, nagu ma ütlen kõigile sama asja, et sa ei saa teha ainult nagu plahvatust, nagu siis kiirendusi, sa pead tegema ka nagu seda rahulikku tööd. Ehk siis ma pean rattal, ma istun ka rattal niisama seda näiteks mingi 45 kuni tund aega rahulikult, aga siis ma teen ka seda plahvatust. Et kui sa teed ainult plahvatust, sa nagu arened mingis osas, aga et sul oleks nagu ja sa saaksid veel paremaks, sa pead tegema seda rahulikku tööd, olgu siis rahulik jooks, rahulik rattasõit, mis iganes, aga see teeb seda baasvõhma, ehk siis võtame nagu, ma ei tea, võtame puu, et puu oleks üli suur, et ta ümber ei kukuks, ta vajab ju suuri juuri nagu paks ja tugevaid juure maha. Aga see tuleb ainult siis ongi, kui sa teed seda nagu kardiot, mis on rahulikul pulsil, sa ehitad seda nagu võimekust ja sinna võimekusele hakkad ehitama nagu seda plahvatust peale ja sealt tuleb see nagu vastupeas kõik kokku. Ainult teha seda rahulikku, sa lähed maksimum pulsi tööle, punase pulsi selle tööle, siis tõmbad skotti kohe. Sa ei jaksa seal olla. Sa pead nagu mõlemad treenima, et auto samamoodi. Tõmbad 5. käiguga, ma ei tea, 1-1 mootoriga auto täiesti peeneks vaata, aga sul on mingi 4-0 võimas auto, siis selle kütad ka viimasel käigul täiega veel. Et see mõttes, jah, seda kõike on vaja. Ma arvan, siuke nagu ongi, et ideaalist siuke, ma arvan, kõige lihtsamast siuke 1 nädalas nagu, kui võtta nagu muud trennid ka, on üks rahulik kruisimine, üks plahvatus nagu siuke maksimumpulss, siuke oksendama maiguni täitsa välja nagu. Ja seda vahet on hullult hästi näha inimkehas, et kui sa võrdad näiteks sprinterit ja maratoni jooksjat, et üks teeb nii-öelda plahvatust 100 meetrit ja teine jookseb 40 kilti ja neil on väga erinevad kehatüübid, aga ilmselt ja siis nagu võitluseks sa pead kuskile sinna keskele paigutama. Ja mina ise nagu inimtüübilt olen ka pigem siuke, ma ütlen, ma olen siuke hea diiselmootor, ma pödisen vaikselt nagu algus lõpuni, ma pigem olen väga võimekas jooksma nagu pikka maad ühtlas tempos, kui et teha nagu lühiksi sprinte, ma ei ole väga kiire, aga ma olengi nagu hea siukse vastupidavusega, võtame nagu mingi hommikupulsid on mul siin esmaspäeval oli 38 näiteks ja muidu mul on siuke 40-43 vahemikus hommikupulsid kogu aeg, mis näitab, et süda peaks olema suht heas töös. Räägi sellest, et kui sa oled seal puuris kinni, et kui palju mõjutavad fightereid igasugused, ma ei tea, muud asjad, mis võib-olla tavavaatajale jäävad märkamatuks või sellised psühholoogilised nipid. Näiteks ma nägin just mingisugust väikest videoklippi sellest, kuidas John Jones alati nagu alustades kindaid kokku lööb, et ta alati nagu paneb käed nii-öelda ülesse poole, mingisugune väike nõks võib-olla, mis mõjutab, aga ma vaatasin ka ühte sinu fighti, et algus oli niimoodi, ma ei tea, kas see on läbi mõeldud, aga et algus oli niimoodi, et kui te alustasite, siis te peate olema põhimõtteliselt on ju puuri ääres, aga sa kõndisid suht keskele ja siis nagu vastane oli juba valmis alustama ja kohtunik lihtsalt pidi sulle ütlema vaata, et mingi, et mine sinna tagasi, aga ma mõtlesin, et juba siuke väike nõks nagu mingi, see, et kui sa oled seal ringis või keegi kunagi on midagi sparrinud, siis sa saad aru, kui väiksed pisidetailid nagu mõjutavad kõike, ma ei tea, et kuhu sa vaatad või mis pilgu või mis häält keegi teeb, kui sa kuuled hingeldamas kedagi, see mõjutab nii hullult, on ju. Et millised need psühholoogilised nipid on, kuidas nagu vastasest üle olla? Väga huvitav, sa märkasid seda, see on väga huvitav, aga see natuke siuke vaata kahetsa asi, natuke on psühholoogia, natuke on see nagu taktikaline. Kui ma juba olen nagu suut ringi keskel, vaata, siis mul on palju lihtsam võtta see ringi keskosa endale ja tema on juba natuke rohkem seina ääres, ehk ma saan nagu rohkem talle pressingut peale panna. Aga samas on ka psühholoogia, ma näitan selle, et ma olen väga-väga valmis. Nagu. Sama siis, kui nagu paljud fighter neist ma ei tea, kas sa oled näinud Adesanya ühte klippi, kuidas ta tegi kickboksi selle ajal ja siis round lõppes, vastannaks oma nurka, Adesanya pööras ümber ja jäi nagu seisma. Ma olen näinud seda. Aga nagu mõtle, kui haige, vaata, kui teed peaga mängis, vaata, see vendi lähegi nurka, mis teeb. Täpselt. Tal võib-olla polnud, et nurka, kelle juurde minna, tahaks tahtnud minna, et ta pole nurka võib-olla, ja siis see jääb keskel, aga samas see nagu ongi jällegi, mis see on, vaata. Aga
ma arvan, et psühholoogilised asjad mõjuvad nii kaua, kui sa lased endale nagu nendest mõjutada. Et nagu lõppkohades sa võid anda mulle käed nagu ülevalt, ma annan alt, ma mõtlen, et näe, umbes ma ei väsita oma käsi, sa tõstad umbes kuhugi käed siia, juba sa tõmbled, nagu ma olen väga chill, vaata. See läheb siuke asi, kui palju sa lased ennast mõjutada, kui palju mitte, et kui see läheb sama asi, ma ütlen kõigile, et sa saad inimese üle nalja teha nii kaua, ta saab sellest naljast aru. Kui inimene nii loll, et ta ei saa aru, et ta üle nalja tehakse, siis ei toimi. Ehk sama asi nagu psühholoogilise poolega, et nagu sa võid arvata, et sa mängid, aga teise venal on täiesti pohhu. Ta ei heiduta üldse see, siis ei toimi. Et nagu muidugi on olukord kus karjääris kickboxi karjääri algus, ma olen läinud paari vennaga nagu peapidi kokku ja tõuand ja ma näen, et ta on nagu nii närvis. Tahaks mulle kohe nagu alla tulla, siis ma tean, et näe, ma pääsen sulle pähe. Vaata. Aga nüüd praegusel ajal ma arvan, et võib-olla natukene mõjutavad, ma arvan, rohkem mõjutab näiteks see, kui ma võtaks teistpidi, mina oleks täiesti läbi nii, et ma istun nagu teise raundi või nagu istun lihtsalt nagu tooli peal, vaatan, mõtlen, ma olen nagu nii kutu. Ja teine vend juba sealt püsti ja juba keksib, siis see oleks siuke, et see tuleb raske raund, vaata. Et võib-olla siuke asi mõjutaks, aga jah, ma pigem proovin olla alati ise see, kes näitab nagu seda, et ma ei ole väsinud, ma olen nagu tugev, ma lõpuni välja nagu väga hästi teevad seda Dagestani fighter, kõik, kes Khabibi tiimis on, Islam Makhachev, nende Khabibi sugune Usman Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov, näitavad kõik, et nad jätavad selle nagu aura enda ümber, et nad on nagu võitmatud. Ja sellest on rääkinud päris paljud nagu teised UFC fighter ka, et selle aura peab lihtsalt murdma. Et nad ise, kui neil on näiteks üliraske matš, näiteks Makhachev tegi väga-väga raske fighti Dustin Poirieriga, siis nagu ta oli peaaegu kaotamas ja ütles peale mikrofoni, et all good, ma olen champion. Ta ei ütle, et oi, see oli raske fight, aga ma sain võidu, ütleb lihtsalt all good, ma olen champion. Et nagu nad jätavad selle aura alles ja ma arvan, see ongi nagu võib-olla, mis nagu teisi hirmutab mingi asja puhul, nii et jah, see on siuke psühholoogiline pool on keeruline, pigem ma usun, et siin tasemel, kus me oleme, keegi ei karda kedagi ja kõik on valmis laamendama lõpuni, ma usun. Ja selles mõttes keegi ütles mulle ka, et hästi-hästi profi tasemel on, sa tead, et füüsiliselt on kõik ettevalmistuse teinud ja väga tasemel on, et siis see mäng muutubki nagu selliseks mentaalseks ja hea näide on minu arust ka see sellest, et kui sa saad kellelegi hea tabamusega pihta, siis on see poker face'i säilitamine, et saad mingisuguse maksaka kuhugi ja sa nagu ei näita vastasele välja, et see sind mõjutas, sest kui sa näitad välja, siis tema saab sellest just kui nagu energiat või indu juurde. Just. See on hea, see on asi, mida ma näen oma poiste pealt ka, nüüd oligi üks näide, mul poiss võistles ja sai ühe spinning kicki nagu kõhtu ja löök oli ära, ma vaatan, sai pihta, siis tegi ja see vend nägi ja pani uue spinningu ja läks läbi, vaata, et see on, ja siis ma ütlesin pärast, et miks sa näitasid, ütles, sa aru, ma teadsin, ma ei tohi näidata, aga ma ei suudnud mitte näidata, vaata, see ongi see, aga vastan paaril nägi kohe ära, et näe, läks läbi, ründas uuesti, toimis, vaata, et muidugi, samamoodi mingi sparringutes asjas, kui ma näen, et ma löön kellelegi, ma ei tea, maksa pihta, ma näen, et läheb kokku, siis ikka lööd uuesti seda, nagu valus, et kui on siuke tugev sparring, me räägime sportlaste vahel, on ju. Et jah, see on siuke, see ma arvan kõige sellisem, kus sa peadki seda pokerface'i säilitama ja näitama psühholoogiliselt, et nüüd ma ei murdu, vaata, kõik väsimuse värik, kõik sama teema, ma arvan nagu. Ja mingid väiksed sellised liigutused ka, mida ainult nagu sina võib-olla oskad jälgida, et kui sa saad kellelegi pihta, täiesti null nägu on tüübil ees, on ju, aga sa näed, et käsi natuke langes, on ju, et enam ei taha siia saada. Just siis sa saad, et okei, ju siis toimis, on ju. Ja siis ongi, et sa justkui leiad on ja mingi nõrga koha ja siis sa loomulikult ongi siuke kommentaatorid ka hästi palju räägivad, et siuke vere haistmine või sa nagu saad sellest indu juurde, et midagi sul läks hästi ja siis sa proovid seda korrata. Ja, kui on kuskilt nagu nii-öelda haige, saad aru, et neist ma ei tea, loogik läbi ja ta lunkab jalga, saad aru, et okei, on haige koht, siis ilmselgelt sa nagu hakkad seda petma ja uuesti ründamas, kui sa kohe ründad, siis ta ei ole loll, ta aitab samamoodi, saab rohkem, aga kui miski on juba valus, siis selle koha nagu äravõtmine on niivõrd kergem nagu, kui lihtsalt seda nagu kohta rünnata, seal petmine üles-alla läheb ikka läbi lõpuks. Ja mõned sellised harvad näited on küll olnud, üks video mul tuleb meelde, kus keegi teeskles, et ta sai hullult pihta ja hakkas taanduma ja siis tüüp jooksis hullult peale ja pani Minu oli Taidu juba assalisi, minu heavyweight UFC-s võis olla, ma tean, ta teeb siukest puud, sai umbes kõhtus, ta oli mingi siis tegelikult pani overhandida ja tehakse siukest asju ka, aga eks nad võib-olla saavad ka haiget korra nagu ei tule tuttu tagasi, et saavad aru, et ei tohi ju nälja näidata, mis iganes. Eks see ole nagu fightimine üldse psühholoogiline, ma arvan, et nagu
rohkem on see, et vaata, kui, et noh, mis palju tehakse puuris, kas käsi üle, mingi alt, vaata, mis iganes on ju. Aga ma arvan, kõige suurem osa ongi see, kes suudab jääda nagu rahulikuks teist nagu riiestusruumides. Kes kui palju ennast väsitab ära nagu enne areenile jõudmist. Et nagu kõigil on närv, see ei ole võimalik, et kellelgi pole närvi. Keegi ei ole nii, et ma lähen puuri ja ma olen nagu nagu kodus, ei, no see on loogiline, me kõik oleme treenitud, mina tahan sind nokku lüüa, sa tahad mind nokku lüüa, nagu me saame raha sellest, me oleme pannud ettevalmis, siis ei ole võimalik, et sul ei ole närvi, kui sa teed millegi nimel tööd ja sul on nagu ambitsioonid, eesmärgid, siis 100% saad närvis nagu. Ja see ei ole see, et sa nagu kardad, nagu hirm on ka mingi määral, aga see on selline hirm, mis hoiab sind nagu teravana, elusana, saad valmis nagu plahvatama, nagu ma ei tea, näljane tiiger, vaat, saad valmis, nagu saad nii nagu ja sellest on alati see, et miks tundub fighti päeval kõik nagu, ma ei tea, sa lööd lapad kiiremini, sul on kõik nagu, saad nii palju teravam. See on sellepärast, et sul on see hirm, see valmisolek, mida sul tavaelus ei ole, vaata, see oht nii-öelda puudub. Kui me tekib ohuolukord, siis me hakkame ennast kohe kaitsma, siis me läheme valmis plahvatama, on ju. Seega ma arvan, see on kõige olulisem, et kuidas, mis olekus sa suudad jõuda puuri, kui väsinud sa oled nagu puuri jõudes, kas sa oled nagu värske, kas sa oled ennast ära väsitanud, kas sa oled liiga palju mõelnud selle peale. Ma arvan, sealt tulebki see nagu, väga paljud on see, et ma teen väga ettevalmistuse, ma tean, et ma tegin kõik endast rahumajas. On öelnud, ma ei tea, Tom Aspin on öelnud, ta mõtles välja kõik võimalikud nagu viisid, mis võib matšis juhtuda. Ma lähen puuri, esimene sekund ma käin nokki. Kui sa oled kõikide olukordadega leppinud, siis see aitab ka väga palju kaasa. Sa tead, et ükskõik mis juhtub, ma olen valmis selleks. Ja mina ise kasutan väga palju seda varianti, et ma mõtlen kõik läbi. Ma olen nagu valmis kõigeks. Lähen puuri, ei tea, murtakse käsi. Lähen puuri, lüüakse nokki. Ma olen kõik halvad stsenaariumid läbi, ma mõtlen läbi, aga mis ma siis teen? Mis ma siis ikka teen? Elu läheb edasi, vaata. Et siuke nagu, et ma arvan, see pool on kõige olulisem nagu fightis. Ma olen näinud väga häid fightereid, kes on läinud nagu ringi või puuri ja nad on nagu null. Lihtsalt nagu tunnustavad ära, kuidas lüüa jab isegi nagu. Närv ütleb üles. Lihtsalt ei pea vastu, kas nad põlevad juba enne nii läbi ja nad lähevad näiteks ringi ja nad teevad ühe raundi ära, muidu venad teevad, ma ei tea, sparris 12 raundi ja ma higi ka ei ole, aga lähevad ringi või puuri esimene raundi ja venad on täiesti surnud, sest see ongi see, et sa oled lihtsalt nii läbi küpsenud juba mentaalselt, sul ei olegi enam mitte midagi alles, mida anda välja. Nii et jah, no siis ongi jälle John Jonesi näide, venn nädal enne on naistes ja paneb koksi ja tina, vaata ja tuleb puuri ja laamendab nagu metslane, aga tema mõtlemine jällegi see, et mitte et tal ei olnud hirmu, vaid tema mõtles, et näe, kui ma panen nüüd pidu ja ma tulen puuri, ma kaotan, siis mul on vabandus. Aga ta lihtsalt ei kaotanud, see oli probleem. Nagu, probleem on see, et liiga andekas. Liiga andekas. Ja muidugi ilmselt see võime ennast nagu pushida, ma arvan, see ongi see nagu, et mina enda puhul olen ka avastanud, ongi see, et nagu vanusega ilmselt tuleb sul mingi küpsus, nagu ma olen juba fightinud, nüüd ma olen 29, saan 30 jaanuaris, ma olen fightinud alates, kui ma olen 19 aastane, 10 aastat olen nüüd olnud. Ja nüüd ma olen õppinud, nagu, mis see tähendab ja neist nagu, võib-olla varasemalt ma ka väga palju väsitasin ennast nagu just mentaalselt väga palju. Ma ei põlenud läbi matšides, aga nagu, ma nagu ei osanud nende emotsioonidega käituda. Nüüd ma olen nagu targem, ma olen võtnud nagu abi sellega kõigega ja nüüd ma tunnen, nagu ma tean, et näiteks, et mul ei ole probleemi kannatada. Varasemalt ma võib-olla mõtlesin, et ma ei suuda nagu piisavalt kaua matšides kannatada. Et ma pean tegema endale nagu mingi mentaalset trenni nagu väljaspool elu, ma ei tea. Lähen teen talisuplus, sest see teeb mentaalselt tugevaks. Aga nüüd ma olen sellises kohas elus, kus ma tean, et nagu, ma suudan kannatada, aga lihtsalt ma pean jätma selle kannatuse õigesse hetkesse nagu. Et mitte ma parem panen selle juba välja, kuskil teengi väliseid asju ja siis ma lähen nagu puuri või ringi ja siis ma ei jaksa kannatada, sest mul on see nagu mõõt täis. Ma usun, meil kõigil nagu mingi mõõt, mida me suudame kannatada. Nagu see ei ole see, et sa saad näiteks täna paned matši, sa oled 5 minti, istud seal seljas ja keegi kägistab, siis sa pead vastu, homme lähed uuesti ja uuesti kannatad samamoodi, see ei ole võimalik. Nagu. Me kõigile ma arvan mingi hetk, mida me suudame seda teha. Nagu. No üks asi, mis kindlasti mõjub närvidele on see, et tegelikult see spordiala on selline moderne gladiaatorite võitlus, on ju, et teie seal peksate üksteist rusikaga näkku kõikide meie lõbuks, on ju, et meil on äge vaadata ja selle kohta on ka mingi hea tsitaat, et üldse spordifännidele, et ükskõik mis spordiala või ükskõik mis kuskil toimub, kui keegi kaklema hakkab, siis kõik vaatavad seda, on ju, et võrreldes mingisuguste pallimängude või asjadega. Nii on, paratamatult. Aga kui palju sa paned tähele, ütleme seal avalikult võisteldes, seal Rajul näiteks vaatasin just videot, et inimesed ju tulevad sinna õhtust sööma, istuvad laudades ja siis mingi vend seal kuskilt ju lõugab vahele või Michael, pane molli või midagi sellist, et kas sa kuuled seda, paned tähele või kuidagi see läheb täiesti mööda? Ei, paned ikka. Igast pulli oled kuulnud ikka aastate jooksul ikka. Sa kuuled,
aga sa ei kuula. Et nagu sa kuulad oma nurka, aga sa kuuled ka kõike muud, nagu ilmselt ma olen puuris, ma ei tea, ma liigun, ma kuulen, et rahvas karjub maik ja ma kuulen seda kõike, elatakse kaasa. Ma kuulen, et nagu keegi karjub mingit lollust, aga sa lihtsalt nagu, see läheb ühest sisse teest välja, aga kui nurkarmes mingi löö jalaga või ma ei tea, kaitse, nüüd kui oled maas, davai, kaitse kaela, näiteks oligi viimane rõõm, mäletan väga hästi, et ta oli mul seljas, tal oli ka bodylock peal ja siis nurk karjus mulle, et tegele bodylockiga, ma hakkasin tegelema bodylockiga, ta võttis mu kohe kaela, siis ma kaitsin kaela ruttu ja siis ta läks uuesti bodylocki nii, et mängi, siis nurk karjus mulle, et ära nagu bodylockiga tegele, kaitse ainult kaela. Okei, ma kaitsen ainult kaela. No, et siukest asja kuulad, aga kõik see muu möll nagu on pigem siuke nagu huumor, siuke käib ühest sisse teist välja. Siukest asja pole, et sa nagu täiesti kõik on nagu full nagu vaikuses ja ainult nurk on. Siukest asja mina pole suutnud tekitada vähemalt nagu. Et ma olen pigem suhteliselt teadlik on nagu nii kickboxis kui nagu puuris olen olnud, et ma tean, mis toimub või ma olen hästi nagu kõigega nagu teadlik, mis toimub, aga ongi nagu see fookus on sellel ühel asjal lihtsalt. Aga rääkides mentaalsest kannatamisest ja ma ei tea, kas sul kuulub treeningusse, kas sa näiteks mingi mediteerid või teed sellist mingi psühholoogilist ettevalmistust ka? Ja ma võib-olla tahaks rohkem, aga ma lihtsalt unustan nagu. Ma nagu tahaks teha rohkem. Ma teen visualiseerimist mingil määral, mingi maani. Ma käin eraldi spordipsühholoogi juures, ma olen käinud nüüd juba 3 aastat ja see on nagu meeletult palju aidanud mind, nagu ma olen tõesti mega uhke selle üle, et ma selle asja tegin. Ma läksin nagu psühholoogi juurde, kui mul oli hästi nagu siuke raske seis spordis ja ta on nagu aidanud mind nagu kõigega. Elus toimub nii palju nagu mul on väga head inimesed ümber, mul on naine, mul on laps, mul on vanemad, mul on vend, mul on treener, kõik on nagu ülihea. Aga nendega ka ma räägin, ma saan kõike rääkida, aga see nagu info, mis tuleb, on tegelikult suht sama, mis tuleb psühholoogi poolt, aga kuna tema on täiesti väline inimene, siis see on nagu hoopis teine, mis ikkagi on enda lähedased. Et ma tunnen, et mind on nagu ma ütlen, meelelt aidanud, ma siiani käin, just käisin eelmine nädal või see nädal, mis enam oli, vist see nädal jah. Igatahes mega hea, nagu ma saan talle kõigest rääkida, tal on nagu, annab mulle mingeid harjutusi, mingid asjad seletab lahti mulle, me teeme mingeid asju, kirjutame üle, kirjutame läbi, et ma võib-olla nagu nii palju ei visualiseeri või nagu, aga ma näen, mul on hästi üles kirjutatud mingid asjad, mis aitavad mul nagu meel tuletada, miks midagi on nagu niimoodi, et nagu ongi ma ei tea, kõige lihtsam, mul ei ole kohustust võita, mul on soov ja tahe võita. Et ma ei ole kohustatud minema puuri ja võitma, vaid see on mul enda soov ja tahe näiteks nagu väga siuke nagu, et ma olen valmis tegema kõigeks, et võita, aga see ei ole mul kohustus, see on nagu siuke, et ma lõpuks teen seda enda pärast, et selles mul on ka laps ja kõik küsivad, ma palju küsin, et kas kui palju see muutis, muidugi see muutis sellest nagu, et sai nagu sa ei tee enam ainult enda põhjal otsus, et sul on siiski pere, aga lõpuks nagu ikkagi mina lähen puuri enda pärast, nagu mul naine või laps ütleb, ma pean minema puuri, või see minu enda valik, nagu ma võin ju raha teenida teistmoodi ka, aga see on nagu ikkagi minu enda soov, nii et sellest ma ikkagi faidin enda nimel, aga selle asjal on muidugi nagu suurem eesmärk teenida paremat matšitasu, rohkem raha, et saaks oma pere paremini kindlustada. No siuke nagu, aga visualiseerimise koha pealt jah, natuke teen, aga võib-olla ma nagu teen seda mingites hetkedes nagu teistmoodi, ma ei tee võib-olla nii, et ma nüüd istun maha ja ma mõtlen selle peale, aga nagu ma olen trennides palju üksi ja kuidagi selle käigus või ma tihti peale mõtlen nagu mingeid asju läbi, mis on nagu hästi selle moodi või ma teen jõusaale ära, ma lähen sauna, ma teen mingid hingamisharjutusi, mis ma olen saanud. Selle käigus sa ainult mõtled hingamise, siis paratamatult tulevad igast mõtted pähe ja siis sa nagu nende mõtetega tegeled ja mingil määral ka visualiseerid läbi selle nagu. Aga mis sa teeksid, kui sa ei oleks professionaalne võitlussportlane? No kindlasti sporti teeksin kindlasti ja ma tean, et ma ei saa muud moodi. Ma olen proovinud puhata pikemalt, nii et ma võtan aja maha, aga ma lihtsalt ei suuda, see sport on mul hinges. Ma teeksin, ma arvan, kas mingit vastupidavusala, kuna mul vastupidavus meeldib, aga töö mõttes ma olen kogu aeg seda, et ükskõik mis, ma annan spordis kõik, mis mul on, siis ma tean, et peale sporti ma võin teha ükskõik mis tööd, mul ei ole vahet, mul ei ole hirmu töö ees, ma võin teha ükskõik mis tööd. Ma olen õppinud, mul on pooleli teedeehitus eriala kõrgkoolis, nii et nagu ilmselgelt, kui ma hakkasin just siis fightima, ma lõpetasin keskkooli, läksin kõrgkooli, ehk siis ma arvan, et kui ma ei oleks nagu fightima jäänud, siis ma teeksin, ma arvan, teedeehitusega midagi seonduvalt, see oleks nagu loogiline. Või midagi ehitusega, see pool nagu mul iseenesest meeldib ka. Seda sarnast mõtet, mida sa kirjeldasid, et
sa ei ole kohustatud võitma, aga sinu soov on võita. Seda ma olen ka kuulnud võib-olla fight'e vaadates ja kuulates neid nurga nõuandeid, et hästi paljudele öeldakse seda, et usalda protsessi, ära mine knockouti otsima, et küll see tuleb, on ju. Kui sa tead, et sa teed kõik õigesti, siis see tuleb ja on näha, et sa ju kulutad, nagu me rääkisime, et see kard on nii oluline fight'is, on ju. Ja kui sa lähed igasse lööki 100% sisse panema, siis sa kulutad lihtsalt paratamatult energiat, on ju. Et sa lihtsalt väsitad ennast ära, mis tundub, seda öeldakse ka, et mitte miski ei väsita niimoodi nagu möödalöömine. Et see on siuke, kuigi tundub, et mis see siis ikka on, et sa nagu shadowboxid põhimõtteliselt on ju, aga jah, mentaalselt see väsitab, et sa ei jõua nagu eesmärgini, sa vaatad, et ei saagi seda venda lüüa, et mis toimub, on ju, et siis see mentaalselt tõmbab sul nagu, tõmbab alla, on ju. Aga räägi sellest, mis tunne on vastasel nii-öelda lambid kustu lüüa? See on uskumatu. Ma olen löönud, ma olen võitnud TKO-ga nagu, aga ma olen löönud ühe korra täiesti nagu niimoodi laivaks, et vastas täiesti kukkuski nagu niimoodi, et ma fightsin Shenzhil, ma sain kickboksi tegin, see oli 2022 aasta algas väga ilusti aasta, ma sain hilise teatamise, teisipäeval helistati mulle, kas oleks nõud 4 peal lendama Bulgaariasse laupäev fightima. Ma ütlesin, jaa, muidugi, davai teeme ära, nagu ma olin valmis, mul on probleemi, nagu davai teeme ära, rääksin vennaga vendust, davai lähme muidugi, võtame vastu, teeme ära. Ja 4 peal lendasime, siis mul läks kohver kaduma, mul asjad olid kõik kohvris, mul oli kaaluvõtu asjad ja võistlusasjad olid minuga. Ja oligi, kohver jõudid lõpuks laupäeval areenile kohale, läksime fightima ja vastane oli, kas oli Moldova või Rumeenia, ma täpselt, igatahes väga tugev vastane, oli väga kogenud vastane. Ma läksin kaalust üles ka veel natukene ja 3 raundi ma purjasin suht ilusti, nagu väga siuke mänglevalt, ma ei teinud väga palju, võtsin pigem rahulikult, nagu kontrollisin distantsi tempot nagu ja siis viimasel sekunditel ma oli mingi 6 sekki jäänud, ma hakkasin nagu liikuma nööri poolt ja siis 3 ma põrkasin nööridest, tulin välja, lõin põlle näkku, ta kukkus nagu flat knocki viimase sekunditel nagu. Ja see oli nagu siuke esimene siuke nagu knock, kus mul oli kellega nagu laibaks ja see oli nagu väga rets, see oli nagu nii nagu siuke nagu unreal tunne, siuke nagu see nagu rõõm ja kõik see nagu sa lööd kellega nagu nii nagu lights out nagu ta põlle näkku seda läid kohe, ta silmatakse kuklast nagu tõks. Vaata. Ja nüüd siis Rajul ka nagu ma lõin põlvega, lõin ta pikali, ma ei läinud järgi lõpetama, sest mina ise sain aru nagu, ma mäletan nii, et ma sain aru, et ta ei tule elu sees püsti. Ma tundsin, et see põll läks nagu nii sisse, see, kus ta nagu kokku vajus, et ta ei tule püsti sealt, vaata. Ja siis ma läksin eemale ja siis ma läksin nagu peas, nagu ma ära lõin, siis ma läksin küll lolliks, nagu jooksin puuri ümber tiire, särki, nagu kõik asjad tegin ära, vaata. Et see on nagu meeletu, see rõõm, sa oled nagu millegi nimel nii pikalt elanud ja millegi nimel nagu nii pikalt vaeva näinud, vaata sa oled ainult nagu, ongi mul oli veebruaris fight, ma hakkasin detsembris valmistuma ja ma ainult nagu iga päev kõik elu otsused nagu tulid selle põhjal, ainu ütleb täiesti laupäeval, lähme sinna. Kuule, oleme täna kodus, vaata, võtab puhka, ma olen räid väsinud, nagu kõik asjad pöörlevad selle ümber, nagu sa oled laagrist, tuled tagasi, samal ajal ju nagu naine peab lapsega tegelema kodus, sa oled laagrist, saad perest eemal, see on raske nagu, sa tuled tagasi, siis kogu see kõik nagu pead sinu ümber käima nagu kiki varvukil, kuna sa nagu võtad veel kaalu, sa oled nagu nii pinges, vaata, ja siis sa lööd venna magama esimeses raundis ja ongi nagu töö tehtud, see on nagu meeletu jällegi nagu see, et ma olin jälle nii raskes seisus, tulin välja, siis sellist siuke nagu filmitseeni hetk siuke. Ja. See on selles mõttes sealt tuleb hullult hästi välja selle fight businessi nagu see spordi pool on ju, et võib-olla inimene, kes ei ole harjunud vaatama neid, ta vaatab, et issand jumal, et üks tüüp löödi nokki iseenesest jõhker asi, mis iganes ja see ongi ohtlik spordiala, selle tüübiga võib mis iganes juhtuda ka, aga siis sa näed selle teise tüübi reaktsiooni, kes selle tegi ja tal on selline puhas sportlaslik võidurõõm on ju, et see tõesti lihtsalt põhimõtteliselt ongi, sa näed ka inimestest, et ma ei tea, kui tuleb TKO on ju, et mingi tüüp nüpeldab all tüüpi on ju, ja siis astub see kohtunik vahele ja see, kes võidab, siis on tal on selles mõttes tol hetkel on tal täiesti suva, kas see oli õige otsus kohtuniku poolt, mis selle teise tüübiga juhtub, on ju, mingiks hetkeks sa oledki nagu saavutanud kogu selle enda töö tipu nagu just. Ja seal ei olegi, sa ütlesid õigesti, et seal ei olegi see, et nagu, et ma tahaks talle haiget ja ma alati valin enne
ennast kui teda nagu, ma löön tema, ma ei tea, lõualuusõiks enne kui lasen endal lüüa muidugi on ju, aga sa ei nagu, see mõtleme ja see, et ma tahaks teda, ma ei tea, ära vigastada või ma tahan võita, ma tahan ise võita ja kui sa lööd ta nokki, see ongi see nagu ainult enda pärast tähistad, mitte sa ei tähistad umbes nagu tema sai haiget. Nagu, see ongi täpselt siuke, kuidas sa mõtled seda asja, kuidas sa näed seda asja, aga jah, see kõik see viimane raju oli täpselt selline, ma ütlen nagu äge oli näha, kuidas nagu inimeste reaktsioon ja kõik see pärast vastasin järgi nagu, kuidas inimesed reageerisid, kui sa lööd kellegi nagu kummuli matile. Sest tegelikult kõik tulevad selle pärast seda vaatama. Selliste hetkede pärast. See on nii haige tegelikult, kui sa oled nagu selle kaalukausi teine pool, vaata, see ongi. Kui sa lööd muidugi kõik meripõlvini on ja ma arvan ise ka teisel poole mind on lööd samamoodi, see ongi nagu, see on nii rets selle asja nagu, et ongi, rahvast tuleb et näha, et keegi kukuks nagu. Ja see on nagu lõpuks neil pole vahet, no muidugi kodus on ikka vahet, kes kukub, aga jah, see on karm sport, noh. Aga mis tunne on siis teisel pool olla? No muidugi väga raske, no ikkagi kodus ma olin kickboxis 10-0 õhku täis. Arvasin, et I'm the man ja siis tuli mingi Valgevene kutt ja pani magama esimeses, et eks see on siuke nagu nooremana sa mõtled veits üle ka, arvad, ongi maailm läbi ja kõik ja eks see ongi suur asi, aga eks ta ole siuke ikka, ma räägin nagu ma arvan, ta ei ole tegelikult nii suur asi, kui ta võib-olla tundub praegu, ma ei võtaks ta nagu nii suure, et oh my god, mu elu on läbi, selle hetkel tundus küll siuke nagu kuidas sõjak on, miks mina, aga nagu kõik see selle hetkel nagu võib-olla luges ka see, et oled tõusuteel, võidad järjest matše kogu aeg, fightid, inimesed kirjutas sotsiaalmeedias, värid, kõik patsutad õlale, siuke nagu fame. Ja kui sa kaotad, siis nagu ilmselt keegi ei ole mingi fame, see on nagu said kotti ja kõik vaat sellest nagu. Aga reaalselt nüüd nagu, ma ütlen, ma olen nii palju targemaks, ma olen nii kaua see spordis on, ma olen näinud igast häid ja halbu aegu ja ma tean, mis tunne on, nii et nagu nüüd võib-olla nagu oleks veits chillim, sellest nagu, kuule, elu läheb edasi, aga eks ta ikka, ta ei ole kunagi mõnus ja nokid asjad võtavad aega, et taastuda ja kõik muu selle asjaga, et sa võid tunduda väga okei, aga kas su kehaga reaalselt okei on, seda näitab ainult aeg, vaata, nii et muidugi. Mis see nii-öelda korraks teadvuse kaotamine, et kui sa üles ärkad, on ikkagi korraks on mälu läinud, et mis just juhtus? Ja ikka ja ma mäletan, et oligi, et kui mind ära löödi, siis ma tegin luugid lahti, vaatasin, nagu täpselt prosed on iga pool näo, vaatad, mis siin toimub, vaatad püsti jalga, täitsa pehme all, vaata, et ta on ikka nagu ebamugav ikka, pärast pea valutab ikkagi, sa ei mäleta täpselt, mis juhtus nagu, mul ei olnud nagu nii hull, et ma ei mäletaks üldse, mis juhtus, aga ikkagi oli nagu mingid mäluaugud ikkagi ja see nagu reaalsus jõuab veits hiljem kohale, kui nagu see ringis asi möödas on, kõik tulevad nagu matš lõpus, tulevad püsti, mis siin toimub, siis juba nurk tuleb, aitab sind, toetab sind, saad nagu ringist minema ja siis lähed riiest ruumis, saad aru, nagu, mis juhtus üldse nagu, ja siis see nagu reaalsus hitib, et kurat, mind löödi ära, vaata. Ja siis on siuke veits, mingi häbi tuleb ja siuke asi, vaata nagu kõigi ees, kuidas nii, bla, vaata, aga ma ütlen, see ongi sport paratamatult ja ongi, sa peadki olema valmis kõigeks. No see on selle spordiala selline väga hea omadus, et ma mäletan esimest korda rääkisime Uku Jürjendali, kes ütles ka väga hästi, et millele võib-olla otseselt ei mõtle, et selles spordialas ei jagata nagu teisi kohti, vaata on võitja ja on kaotaja, et selles mõttes see nagu erineb on ju, et kui mingis muus spordialas saad hõbemedali ja kõik on uhked su üle on ju, siin ei ole hõbemedalit. Ja ainult asi on siis, kui sa lähed maailmameistrivõistlustele, saad amatööris, saad IFMAL on maailmameistrivõistlused või Vakos on maailmameistrivõistlused, saad hõbeda, see on siuke kõva, sa tõid nagu hõbemedali, sa võistsid enne seda mingi 3 korda juba, siis on see teisel kohal mingi roll, aga profimatšides sa võidad või kaotad ja kas oled nael või oled haamer, muud pole. Üldiselt ka see knockouti löögi kohta räägitakse hästi tihti, et see on löök, mida sa ei näe tulemas, on ju. See on ilmselt on see tõsi, et sa ei näe tulemas ja sa ei hoia enda keha või kaela kas või pinges, et isegi kui löök on väga kõva ja sa näed tulemas, sa võid väga hullult sisse saada. Kuigi mõnikord ma olen näinud mingid aegluupe, neid UFC knockout'e, kus näiteks keegi lööb, jätab ennast vabaks ja siis aegluubis sa näed, kuidas tuleb mingi haak ja siis ta ise ka näeb, kuidas tuleb ja siis nagu viimasel hetkel nagu saab selles hetkes nagu loed sealt pilgust välja, et ta saab aru, et ta tegi vea ja ta saab aru, et kohe ta saab niimoodi sisse, et ilmselt magab et mõnikord on ikkagi vahet ei ole, kas sa näed või kui nii hästi pihta saad, siis ei ole vahet. Ja enamalt ikka muidugi võtame kõige lihtsam low kickiga, et sa hoiad jalga pingul, saad valmis, ta on ikka valus, aga sa suudad ta vastu võtta
sõidad 2 tiku peal, tuleb loogika on ikka räme valus, et see ongi see valmisolek muidugi, valmisolek see, mis nagu su keha reaktsioon, aga sa näed, sa lööd jab näkku, lihtsalt saad valmis, selleks muidugi ei tee nagu midagi nii hullu, et eks need ongi sellised, aga see ongi see, mida kõik otsivad fight'is, kõik otsivad seda kohta, kus saaks tabada või kontreerida mingi sinu rünnaku pealt, kutsuda sind välja ja siis samal ajal tabada mingite löökidega. Ja see on tohutu ikkagi ma ei tea, klassikalist boksi vaadates on see võib-olla veel siuke, selles mõttes võib-olla natuke igavam vaadata, kui sa ei ole selle spordialaga tuttav, aga MMA on nagu hästi vägivaldne ja seda on, kõigil on äge vaadata, aga iseenesest on tohutu nagu selline male mäng, et sa saadki aru, et vahepeal kuuled mingisuguseid tüüpe kas või sealt laua tagant karjuvad, mine löö peksa, aga tegelikult sa ei saa, iga asi, mis sa teed, jätab sind kuskilt osast nagu vabaks. Ja mulle meeldib vaat see, Mike Perry tegi kunagi üks asjad mingi, et ta oli üks video, kus ta nurk, ta tegi järgi, ütleb nurkkarjus, et go, Mike, vaata ütles, et siis Mike enda vastus, ma ei taha minna, mine ise, vaata, ma ei taha pihta saada, vaata, see ongi see, et tihti nagu mine, vaata, aga sa tead, kui sa lähed, ma saan kas pihta või ma pean saama pihta, see on lolli otsa, ei taha minna, et see ongi, iga asi on siuke nagu kindel hetk, mida sa pead tegema, nagu see on siuke igal asjal oma risk, nagu ta ütlesid enne väeksime, et kas see nagu pikk püstivõitluse taust annab mulle eelis, ta annabki, aga see eelis peab oskama nagu väga hästi ära kasutada. Kui ma torman oma löökidele liialt sisse, avaneb see väga hästi heale maadlejale, võib-olla see minna põllast alla ja viia mind maha, sest ma olen neist tasakaalust väljas, et seal nagu väga palju tuleb see, kuidas sa nagu et ma olen väga pidanud palju nagu kalibreerima enda püstivõitlust sellele nagu vastavalt siis sellele, et mind ei viidaks maha ja siuke MMA-le nagu vastavalt timmida, et on siuke paras kunst ikka see, et sul on kõik asjad koos, kellegi mingid trumbid, ma ei tea, vastu tuleb maadle, ma olen püstivõitleja, see on ilmselgelt tema tahab maha viia, mina tahan püstivõitleja, nüüd ongi see, kes saab oma mänguplaaniga hakkama, vaata. Siis me mõlemad oleme valmistunud, ma ei tea, 2 kuus ainult selle jaoks, nagu see on siuke. Ja sellest ka räägitakse, et sellised perfektsed matšid on nagu stiilide omavahelised võistlused ja siis proovitakse reaalselt välja selgitada, et mis siis nagu MMA on kõikide stiilide selline kombo, kooslus on ju, et mis siis on see kõige parem stiil tegelikult, nagu kunagi, ma ei tea, räägiti, et kung fu on kõige parem või on boks või mis iganes on ju, aga MMA ongi nagu selle nii-öelda välja selgitamine, et mis siis kõige parem on, aga tegelikult ei ole ei üks ega teine, see on mingi kooslus kõigest. Jah, kes mida, et ongi. Tagastani poisid toovad maadlust jubedalt sisse, aga on ka näha, et ilmselt ilma hea püstivõitluseta on sul ikkagi väga raske, et selles mõttes nagu ongi üksikud pärid, nagu Khabib ikkagi oli siuke toores maadleja, lõpus ta oleks püstivõitluseks heaks, aga ta maadlus surve ja pressing oli lihtsalt nii brutaalne nagu. Michael, räägi sellest, kuidas on väga lühikese aja jooksul väga palju kaalu alla võtta? On ikka paras pähkel, ütleme nii. See on ka ilmselt siuke mentaalne tohutu võitlus. Meeletu ikka, et ma võtan siis kuskilt siuke, ma alustan 87-88 kilo pealt, võtan 77 peale. 10 kilo ja mis ajaga? No viiavard ma tulin Poolast tagasi, 2 nädalat enne fighti, ma jõudsin laupäev tagasi ja ma astusin pühapäeva hommikul kaalule, ma olin 88, midagi. Ehk siis 2 nädalat enne olin 88,4 ja siis ma hakkasin kohe võtma ja siis võtsingi 2 nädalaga umbes. Ma olin matši nädalal, olin isegi väga heas seisus, ma olin mingi 83, midagi äkki ja siis kui ma hakkasin võtma, siis mul oli mingi 4,7 oli jäänud, kui ma hakkasin neljapäeva õhtul võtma. Neljapäeva õhtul võtsin kas 2 kilo ja siis reede hommikul võtsin mis 2 kilo ja see oli kaalus. Aga see oli eelmine kord oli väga veider. Tavaliselt ma olen võtnud saunas koos nagu kellegiga, nagu teistega koos, nagu kas vennaga või mingite kellegi inimestega enda tiimist. Ja siis tavaline süsteem on see, et sa oled saunas mingi 20 minti, tuled välja, lähed rätikute sisse nagu maha. Higistad. Ja nagu selleks muumiaks pannakse vaata kokku. Siis istud seal mingi 20 minti, higistad, siis lähed jälle sauna jälle sinna ja nii kaua teed, kui kaalu saad. Aga seekord ma tellisin nagu endale nagu enda sauna, siukse nagu väikse siukse boksi, nagu istud sisse sinna, pea on väljas ja istud seal saunas, nagu ümber on kõik saun, istud niimoodi sees seal. Ja kuidagi see nagu hittis mentaalselt niimoodi, et kui ma hakkasin 4 võtlu kaalu võtmise, ma mõtlesin, ma ei saa kaalu nagu. Ja ma ei tea nagu miks, aga ma olin nagu nii, et ma ei saa kaalu, täiesti crazy, ma ei suuda olla siin nagu. Ja see oli nii raske ja siis ma nagu tegin esimese sauna ära, mingi 15 minti oli vist esimene 15 minti, siis olin rätikute sees 20 minti ja tulin välja, astusin kaalule, mõtlesin nagu täitsa väikse, äkki ma polegi kaalu kaotanud, nagu mis me teeme siis vaata. Ja ma astusin kaalule, ma olin mingi 1,5 kilo kaotasin, mõtlesin,
nice, tavai, paneme edasi vaata. Ja see andis kuidagi mul selle siukse, kuna ma polnud seda sauna varem testinud, ma tegin siukse veits Campbelli, et ma läksin nagu esimene kord kohe võtma. See mul sauni jõudnud õigeaegselt kohale ja see oli siuke nagu Campbell, kas ma nagu toimib või mitte. Igatahes jah, lõpp ja kõik ja toimis, aga jah, ta on siuke ikka see viimane nagu, kui ma ärkasin reede hommikul, ma mäletan, ma ärkasin, kui meil kaalumine oli ka vara, kes oli 9 või 8:30 kuni igas siuke. Ja siis ma nagu, me teeme varase kaalumise, siis paar hiljem teeme nagu pressikonverentsi, vaata, et me saaksime veist nagu taastuda ja saaks piltida seal mingi siuke värk. Ja siis, igatahes mäletan, ma hommikul ärkasin, ma vaatasin kaalu, mul oli äkki mingi 1,7 äkki jäänud. Ja siis ma mõtlesin, davai, lebo, vaata, teeme ilusti ära. 2 sutsakat ja ma olen kaalus, vaata. Ja siis oli siuke nagu, enamalt on siuke sees, et davai, teeme ära, vaata. Ei ole siuke mingi, ma ei taha minna, vaid siuke davai, teeme ära, vaata. Nagu siuke nagu pigem siuke teistsugune et kui võistleks tihedamini, siis ma oleks siuke kopp ees veits, aga vaata, ongi siuke head pausid, ma näin MMAs on see kaalu võtta päris suur, siis on nagu siuke head pikad vahed, kus sa lähed võtma ja saad siukse nagu tuhhi täis, et tahad nagu võtta reaalselt. Aga mis sinu arust sul kõige parem kaal oleks, milles võistelda? 77, jah? Ma arvan küll. Nii kaua, kuni mul ei ole probleemi sinna võtta, nii kaua nagu ma arvan, okei, mul on väga eelis, ma olen väga suur seal. Lihtsalt halbade asjade kokkusattumuse pärast ma olen praegu vee kõrgem kui tavaliselt nagu. Ma olen praegu mingi 91. Aga lihtsalt kuna mul on nii praegu kehv run on vigastustega, ma pole korraga nagu rutiini tagasi, samal ajal kui sa paraned vigastust, sa ei saa nagu väga tõmmata kaloraasi madalaks, siis ma olen veits selle pärast kõrgem praegu, aga see ei ole ka probleem. Ja selles mõttes on need kaalukategooriad on hästi huvitavad asjad, et üks fight, mida ma vaatasin, kus sa võistlesid selle püstivõitlejaga, aga see tüüp oli, kui pikk sa oled? 1,90 ja ta oli mingi 175 või midagi sellist. Ja. Tohutu vahe tegelikult, aga see ongi see kaalukategooria asi. Ja kui te viitate, mis on ideaalkaal võistlemis, kui oleks siuke reegel, et keegi ei võta kaalu, mis sa ei saa kuidagi tekitada, kui keegi võtaks kaalu, siis ma arvan, ma võistleks mingi 83. Nagu kui mitte keegi võtaks kaalu, nagu raudpolt, sa ei tohi ka kiloga võtta kaalu, siis ma oleks 83, ma arvan. Et ta tuleks nagu naturaalselt toiduga, dieediga vaikselt alla, aga sa ei või seda viimast higistamist teha, siis selle pealt ma arvan, ma võistleks 83, seal ma oleks siuke hea, kerge, siuke nagu terav mõnus nagu. Et umbes paidi päeva, kui ma olen kaalu ära võtnud, siis ma olen ka mingi 84. Oota, kuidas see toimubki siis, et sa üks päev teed selle kaalumise ära, võtad kaalu ära ja siis järgmine päev on fight või? Ja reede hommikul on kaalumine ja laupäeva õhtul on fight. Ma võtan ööga kuskil, viimane kord ma olen võtnud ikka mingi 8 kuni 9 kilo tagasi ikkagi. Ja põhimõtteliselt siis sa nagu laadidki täis ennast, sööd võimalikult palju. Meil on plaan ikka, mida me teeme, aga vedelik on esimene, kõige tähtsam vedelik, sest sa võtad vaata vee arvelt välja. See ongi see, et sa võtad nagu vee arvelt lühikese aega üli palju, aga see tuleb kiiresti tagasi, kui sa hakkad kohe jooma. See ongi, et kui reedel kaalumine tehtud, kohe vedelik peale, elektrolüüdid, erinevad asjad, kõik peale, sa laedast vett täis ja siis ühe lekka sa hakkad nagu sööma ka. Esiteks su magu on kokku tõmbunud räigelt, kui sa hakkad sööma. Kui sa sööksid kohe vaata mingit pastat, sa oled nii full, et sul on kõik nagu. Ja tulebki nagu vaikse step by step, seal on erinevad mingid kiiresti imendavad süsivesikud ja kõik muud, igast mingid kummikommid, värid, kõik läheb nagu, see on nagu nii kiiresti imenduv, ta on kergesti seeditav, nagu ta läheb kiirelt üles, kiirelt alla, aga ta annab sulle kaalu tagasi nagu. Ja selles mõttes, et kaalu allavõtmine on siis ikkagi see, et sa ei joo tilkagi vett ka, on ju? Ja kui sa hakkad 4 õhtul võtma, siis sa nagu ei, vett ei, 0, hakkad 4 õhtul võtma, me hakkame tavaliselt mingi hilja võtma, mingi 8, 9 hakkame teemal võtma, võtame mingi 11-ni, siis ma võtan õhtul, ma sõin skõrri, mett. See on see skõrr on. Sa ei tea või? See on see Islandi stiilis nagu jogurt, nagu ongi ta. Skirr või? Ma olen tohutu skirri fänn. Oled või? Tegelikult see maasika oma, mis uus on farmil. Ja virsiku ja maasika ja mulle meeldib. Ehk ma sõin seda, vaarikaid ja mett natukene, seda sai mingi 100 grammi ja siis läksin magama, aga see magamine on ka siuke, nii ja naa. Oi, mul on hea skirri retsept sulle, siuke tervislik ka vist üsna, et paned seda klassikalist ilma maitsestamata, siis paned sinna pohlasid või jõhvikaid peale, mis on nagu hapu ja siis lased vedela meega kõik üle, et siis ta on nagu magus hapu ja see skirr. See on päris hea, siuke tervislik magustoit. Ja, aga siis
see on nagu ulmeline asi, kuidas see keha nagu toimib, et sa võtad niivõrd lühikese ajaga alla selle, on ju, ja siis ühe päevaga sa põmm võtad näiteks 8 kilo juurde, on ju. Millal on viimane sinu söök enne fighti reaalselt? Enne fighti või? Enne fighti ma söön suht hilja ikka, mul ei ole väga probleemi selle, et ma ise trennis, ma söön trenni peal, ma võin süüa pool tundi enne, kui ma lähen sparrima ka põhimõtteliselt. Mul ei ole vahet, aga ma mäletan areenil, vaata seal ei ole isu väga ja kõik muu. Mäletan, et viimane raju, ma olin riietusruumis ja äkki ma sõin mingi 7 ajal räppi või? Äkki midagi sellist ja mingi äkki läksin 9 puuri või pool 10. Paar tundi enne põhimõtteliselt. Seal jah, kuna lihtsalt nagu fighti päeval on nii, et sa väga kõht tühi ei ole, sa sööd küll toitu ja kõik, aga sa oled siuke, sa võtad ampsu ja siis mäletad, tunned, ma ei viitsi üldse süüa, nagu magada on raske, kõik on raske, fighti päeval on ju ka hästi, ma ütlen, see on nii haige tunne on, see on nagu nii rets lihtsalt. Magada, ma ei tea, unes näed ka fighti või? Mul oli kunagi, kui ma fightisin Edvin Erik Kibusega, siis see on üks kord ja viia kord, mis on olnud nii, et ma nägin nagu Kibust, ma ei tea, mingi 2 nädalat unes. Lihtsalt nagu iga öö ma nägin ta unes. Nii kui läksin magama ja enamus uned olid sellised, ma ei teadnud, kas nagu ma nägin fighti. Ühe korra mäletan, oli siuke uni, et me fightisime, fight oli läbi, aga mitte keegi ei öelnud mulle, mis tulemus on. Ja ma ei teadnud, kas ma võitsin või kaotsin. Ja ma mäletan, ma nägin mingi enda ema ja ma küsin, kas ma võitsin ja nad lihtsalt ei vastanud mulle. Ja ma ei saanud aru, miks nad ei vastanud mulle. Ja siis ühe korra, mingi teine päev oli siuke uni, kus ma lihtsalt nagu fightsin Kibusega, ma ütlesin midagi pärast maha ja lihtsalt peksin nagu küünarnukiga näkku maha nagu mingi nagu meeletuses kordades ja ma märksin üles, ma olin mingi wow, mis toimub, vaata. Aga see oli siuke hästi siuke ka fight, mis oli nagu ülimalt oluline sel hetkel nagu see oli siuke 2 eestlase vahel, alati eestlase vahel, sest fightid on väga olulised nagu sa ei taha kaotada seda ja ma pole ühelegi eestlasele nagu profiringis kaotanud kordagi. Ja see oli siuke hästi põhimõte, tema oli siuke vanem generatsioon, mina uus tuli ja ma tahtsin välja pürgida, bla, bla, ja see oli siuke hästi hea fighter, nii et see oli siuke korralik build-up sellel. Ja ma kujutan ette, et selle söömisega on ka, et see ongi, et sa ei taha nagu täiesti täis kogu, või siuke kalibreerimine on, aga samas sul peab ikkagi mingit energiat olema, on ju. Ja just, aga no, ongi see lihtsam variant on ka näiteks ongi, ma ütlen, kummikomme, kiirelt amsata, süsivestiku keelid, mis annavad kiirelt nagu lähed kohe ülesse, vaata, ei ole nii probleemi, et mingi siukest asjadega mängida nagu, siis ei peagi otsa nagu nii palju nagu söögi pärast muretsema, et mingid artikud, värgi spordijoogid annavad kõik su täiskogu tunde, samas sul on nagu energiat ka, et siiamaani on sellega nagu suht hästi läinud mul. See on ka hästi palju jutuks, et üldse, kui sa sinna ringi jõuad, see on selles mõttes ulme asi, et sul on pandud kuupäev ja kellaaeg paika, teed oma treeninglaagri ära, aga sa igast asju võib juhtuda, ma ei tea, eelmine päev järsku jääd haigeks, oled palavikus või mis iganes on, või ma ei tea, oksendad, kõht on lahti, mis iganes, igast asju võib juhtuda, rääkimata siis kõikidest vigastustest, mis sul võivad treenimise käigus juhtuda, on. Et seda ma vist kuulsin ka kunagi mingi Joe Rogani podcastis, et tegelikult üliväike protsent fightereid jõuavad ringi nagu täiesti tervena, et jah, enamasti on kuskilt ikka, sul on midagi vigastatud natukene, ma ei tea, kas sul on, nojah, et siuke nagu sa oled teinud kõik selle ettevalmistuse, aga sa ei saa nagu olla 100% enamasti valmis, on ju. Et ma ei tea, kas see kuidagi koorib ajusid ka? Oi, nagu ongi, ma kunagi fightsin Hendrik Teemasaga Pärnus, jällegi siuke 2 eestavaline fight, tema oli juba väga tugev minu kaalu vend, mina olin siuke tõusev täht jälle. 3 päeval tegin viimase trenni ära ja läksin koju ja sain mingi kõhuviiruse trennist. Ja täiesti põhi alt nagu, lihtsalt 4 päeval, terve päev, vetsus reedel on kaalumine, lihtsalt mäletan nagu, ma langetasin kaalu nii räigelt selle kõhuviirusega, et kui ma hakkasin nagu 4 võtta tagasi sööma, et olla üldse nagu kaalus, ma olin juba nii alakaalus. Ja siis ma mäletan ka, ma mõtlesin küll, et nagu, mis see tähendab nüüd, aga nagu ei olnud kordagi mõtled, et tühistame matši või midagi, nagu ei, ma lähen teen ära ja kõik okei. Siis oli enda MMA debüüdiks, valmistusin, käisin Põlveopil augustikuus, novembris oli fight, samamoodi sain jälle terveks, läksin ettevalmistusse, oli siuke nii ja naa, sain tehtud kõik, ma ütleks hästi on ja siis asjad, mis tal debüüdi eel juhtus, mul oli lõpuks 4. vastane tuli kohale ja mul leiti päev enne kaalumist leiti vastane.
Ja nagu mul oli, et oli üks vastasi, kukkus ära, tuli teine, kukkus ära, tuli kolmas, tühistas päev enne kaalumist, leiti samal päeval mingi Leedust, mingi uus vend, ilmselgelt ta pannud nagu vastane, keda ma tahtsin. Ja nagu ma olin tast nii meeletult üle, ma lõpetasin matši esimeses raundis ka. Siis oli see okei, tegin matši ära, oli isegi suht normaalne. Siis veebruarikuu matšiks eelmisel aastal läks ettevalmistus suht hästi, ma olin haige paar korda, olin Hispaanias laagris, jäin mingi vihma käes haigeks veits, olin jälle paar päeva haige, seda juhtub väga palju, kui sa haige oled nagu. Siis tegin matši ära, sain esimeses raundis, enne kui ta mind tagasi kägistama hakkas, lõi ta mulle head paugud maas, rebestas mul silma võrkkesta, siis mul silm, siis ma läksin arsti juurde peale matši, siis ma sain mingit seda laserravi, laserlöökravi, päris ebameeldiv asi, kui keegi teinud, seda teab, see on nagu ikka rets, nagu pead silma lahti hoidma, pannakse silm niimoodi ja lihtsalt nagu valgusahvatus käib näkku ja mingi paar minti hoiad niimoodi seal umbes, nagu väga ebamugav. Siis hakkasin valmistama septembri matšiks eelmine aasta, juulikuus lõin oma pöidla puruks, sealt hakkas kogu see käemöll mul, lõin pöidla puruks, olime kindlad, juba lõin käega põhimõtteliselt, nagu, et ma ei fighti kindlasti septembris, siis ikkagi mul vend ikkagi push'is, ütles, et ai, rahune maha, ikka vaatame, mis saab. Siis tegi Reedik Pääsuke mulle operatsiooni, pani plaadi sisse, tegin taastumise, läksin fightile, ikkagi ettevalmistus oli jällegi väga raske, läksin fightile, siis lõin sama pöidla uues kohas katki plaadi vahelt, peale matši käigus on ju, tuli matšilt ära, sain uuesti kipsi, oli 4 nädalat kipsist, taastusin pöidlast ära, siis tuli nüüd selle aasta veebruari matši ettevalmistusel, tegin niimoodi, et ma olin backis, kaitsin jälle nagu kaela, keegi oli mul sparris backis, üks trennikaaslane mul, tal oli ka bodylock peal minu meelest, kui ma õigesti mäletan. Ees ma tegin jalgadega nagu pendulum ja jalgadega küljel nagu pendel, vaata, ja tõmbasin mingi roiete vahel see lihas ära nii hullult, et nagu ma ei saanud hingata midagi ja ettevalmistuses mäletan, et see jaanuari algus äkki, jah, detsembri lõpp, jaanuari algus, igatahes kuni ma läksin Poola laagrisse jaanuari lõpus, ma ei saanud üldse trenni teha, me ei teinud ühtegi maadlust, ühtegi jiu-jitsu trenni, ma tegin ainult lapat veits, ma sain lüüa, mäletan, kas paremat low-kicki, paremat kalpkicki, paremat põlve ja minu meelest oli kõik ja kätega. Muid lööge ei saanud lüüa jalgadega. Vasaku jalaga ei saanud üldse lüüa, see rebis siit nagu lihast. Eedas mingi siuke. Jõhker vigastuste rada lihtsalt. See ongi vaata see asi, mis ütleme, et kui mina lihtsalt vaatan, tüübid tulevad välja, kuradi laulud käivad, eestlane olen. Ja kõik elavad kaasa. Ja siis ongi, tegelikult sa ei tea, mis selle tüübiga on juhtunud laagris või mis tal kuradi katki kuskilt on või mis on juhtunud. Ja see on julm ja see oligi. Sain jälle sinna matšile, läksin Poola, ütlesin kõigile, kuule ära mulle parem midagi ikka löömas, mul on siit pekis, sain kuidagi matši tehtud. Lõin veebruarikuus uuesti sama pöidla puruks, tegime uue opi, pandi uus plaat sisse, taastusin ära, nüüd 5 nädalat tagasi lõin vasaku käe katki ja nüüd olen jälle taastumas ja järgmine matš on september, ma saan jälle terveks enam-vähem niimoodi, et ma saan hakata ettevalmistust tegema, nii et peavalu on ikka nagu meeletult olnud ikka nagu julmalt ikka. Ja tervitame Reedik Pääsukest ka siit. Reedik on kõvasti päästnud mind juba. Paljusid tüüpi ka noal olnud tal on ju. Aga Michael, räägi seda, mis on unistus, kuhu välja jõuda, mida teha? No, ma olen kõva häälega öelnud, et ma tahan UFC-sse jõuda. Ma usun, et see on reaalne, ma usun, et ma olen võimeline seda tegema. Ja unistuste koha pealt ma olen siin palju möllu selle minu väljaütlemistega olnud ja inimesed nagu palju virisevad ja sa ei ole võimeline UFC bla nagu. Esimene asi on see, kui inimene ei julge enda unistuse välja öelda, selle elu seest täida. Kui sa ütled kuskil poole mokaga, tahaks nagu midagi saavutada elus, sa ei käi niimoodi. Kui sa tahad midagi saada, sa pead selle välja ütlema. Ma vaatasin kunagi, ma olen näidanud väga palju toonud, ma vaatasin kunagi, mäletan, Tali olümpiat. Ja üks mäesuusataja ütles eestlane, ta küsiti, mis su eesmärk on? Ta ütles, loodan ilusti alla jõuda välja. Ma mõtlesin, nagu see ongi su eesmärk. Va? Ja see ühe läks mul nii hinge, et ma siiani mäletan seda ja ma siiani toon seda sama näidet ja sellepärast ma olengi. Ma ütlen välja oma eesmärgid, kas see läheb täide või ei lähe, see lõpuks näitab aeg, aga kui läheb täide, siis ma saan öelda kõigile, ma ütlesin, kui see ei lähe täide, mis on alati võimalus, sa ei tea mitte kunagi, mis elu toob, vaatas palju ma olen vigane olnud praegu, nagu paratamatult nagu tulevad pähe mõtted, mis siis, kui ma enam ei saa fightida
ehk siis kui see ei lähe, siis ma olen teinud meeletu teekonna, ma olen teinud midagi, mida 99, ma ei tea, 8% inimest ei julge kunagi teha elus. Nii et ja selle mõttes ma ütlen, unistuse koha pealt ma olen väga julge, ma ütlen välja, ma tahan UFC-sse saada, ma usun, et see on võimalik, ma olen praegu 4-0, mul on hea vastane ees septembris, loodetavasti läheb kõik hästi, ma saan fightida ja ma saan, minu jaoks praegusel hetkel on juba suur võit see, kui ma jõuan puuri. See on minu jaoks suurim võit, et ma saaksin puuri sisse minna. Kui ma puuris sees on, siis juhtuge, mis juhtub, aga nagu vähem ma saan nagu puuri, see on minu praegune eesmärk, nii et jaa, loodetavasti läheb kõik hästi ja siis vaatame edasi, mis saab, et ma usun, et see on võimalik, ma ei taha öelda, ma ütlen, ma arvan paari matši küsimus on see, kas ma saan sinna või mitte, ilmselgelt UFC-s on mingi vanuse piirang, aga kui see pole UFC, siis on kindlasti midagi muud, nii et jaa, see on minu eesmärk. Võitlussportis on see eesmärkide väljahõikamine käib natuke teistmoodi minu arust kui üleüldse tavaelus on ju, et mina näiteks usun ka väga seda vaadet, et natuke peab enda plaane hoidma endale, sest muidu sa lased nagu vurtsu välja sellest plaanist, aga see on niisugune tavaelus asi, et me kõik teame inimesi, kes ütlevad, et näed, tuleb uus aasta, 1. jaanuar, ma võtan kaalus nii ja nii palju alla või mis iganes on ja just see, et nad seda kõike kuulutavad, see kuidagi võtab neil vurtsu sellest plaanist ära, et lihtsalt tee vaikuses, toimeta üksinda ja siis näita inimestele, et sa seda tegid. Aga teiselt poolt ongi see, et mõnel inimesel ja võitlusspordis võib-olla on tõesti see, et kui sa oled välja öelnud nagu kõva häälega selle mingi eesmärgi, mis on suur eesmärk, on ju, siis see just võib-olla ärgitab sind rohkem, on ju, et sa oled selle välja öelnud ja see paned nagu endale mingi vastutuse, see, et sa avalikult selle välja ütled, see on ka mingisugune vastutus, on ju, et jah, sellele saab nagu läheneda kahte pidi, on ju. Ja täiesti nõus sinuga, on mingid asjad elus, mida sa pead tegema nagu tagataustal, vaikselt teed ja siis ühel hetkel, kui see on toiminud või mis iganes, siis tuleb välja, vaata. Aga jah, fight spordiga, ma usun, et ongi see, et sa lihtsalt pead ütlema, et ma tahan midagi teha ja annad selle välja ja see ongi annab sulle kohustuse mingil määral, aga ongi, et sul on võib-olla see nagu eesmärk silmas, ma ei ela nüüd selle nimel, et ainult iga päev ärkal mõtlen, nii UFC, aga muidugi nagu see nagu eesmärk on ees või nagu kui see pole eesmärk, siis mis on üldse see spordi mõte, nagu kui sul pole eesmärk, et sa tahaks jõuda nagu tippu, siis miks sa seda üldse teed nagu ma ei saa, või nagu see ei ole variant, et ma lihtsalt iga päev teen trenni, ma ohverdan elust nii palju, aga mul pole eesmärki. No, see ei saa nii käia, sul peab olema mingisugune eesmärk ikka ju, nagu, et sa ei lähe niisama puuri ja ei tekita võimalust, sa võiks saada vigastada terveks eluks. See on paratamatult võimalus, et sa pead olema nagu sul pole mingi mõte, miks sa seda teed nagu. Ja pigem sihtida on ju võimalikult kõrgele, et isegi kui sa täpselt kohale ei jõua, siis on suur tõenäosus, et sa jõuad üsna kõrgele. Ja, mina usun, et ma saan võimaluse. Ma usun, ma saan võimaluse ja see võimalus on minu asi ära kasutada, aga ma usun, ma selle võimaluse välja teenin nagu. Seda ma usun, ainult tulebki mängu see, kas ma suudan see ära kasutada, see on juba minu teha. Ja alati on ju olemas uusspordiala Power Slap. Korra, seda ma ei tea. Ma ei usu, et Reedik lubab mul teha seda, mu käed ei pea vastu. Nii, et aga ei muidugi. Selle mõttes, et seda ma spordiala kindlasti ei vaheta enam. Nüüd ma sellest ongi lihtsalt nagu infoks, et ma tulin kickboksi pealt, nüüd ma umbes ei lähe boksi, et see ongi. MMA minuga mulle väga meeldib see on täpselt uus hingamine, mida ma vajasin ja see on kindlasti nagu asi, millega ma lähen lõpuni. Kas sa seda usud, et ütleme need spordiala vahetused või ma ei tea, kui Conor McGregor tegi boksi matši Mayweatheriga, et siis räägitakse nii-öelda võitlusspordi erinevatest valdkondadest ja kuidas nad üksteise vahel võiks niimoodi üle minna, et ongi arusaadav, et McGregor nagu enam-vähem pidas seal vastu selles boksiringis, aga Mayweather läheks MMA puuri, siis oleks läbi. Oh jaa, muidugi, muidugi. See on ikka MMA ikkagi nagu, ma arvan samamoodi tulla nagu näiteks võtame, et ma ei tea, sul taekwondo või karate tausta tuled MMA-sse väga raske. Nagu sul puudub igasugune nagu arusaam. Boksist tulla nagu MMA-sse samamoodi raske, sellepärast, et sul ei on nagu null arusaam, mida jalgadega teha. Aga tai-boks, kickboks, seal ikkagi on elemendid nagu muidugi püsti, et sul on kogu mäng olemas, aga sul on ka nagu püsti maadlused, mingid elemendid, mis sarnavad MMA-ga, sul on nagu parem arusaam, nagu mis toimub, sa oskad klinčida veits, vaata. Aga boksist tulla on see, et sa tuled üle boksist,
sul on kõik kuu, sa pead nagu meeldult tööd tegema, aga kui sa suudad sellega ära harjuda, siis sa ilmselt võid olla nagu väga-väga dominantne just oma kätega, on ju, et jaa, boksist üle tulla MMA-sse nagu profist, võtamegi näiteks alati Mayweatheri Conori nagu näite, siis ma arvan, see on nagu väga-väga ulmeline lihtsalt, neil pekstakse jalad sodiks täiega lihtsalt nagu seal ei olegi muud teemat, noh. Ja enne ka rääkisime, et raha mõttes on see muidugi tohutult fun, on ju, et boksis on millegi pärast, noh, on hoopis teistmoodi see nagu korraldatud, et UFC on küll väga suured rahad on seal mängus, on ju, aga boksi rahad on hoopis mingil teisel levelil. Muidugi absurdne, aga konkurents on muidugi nagu ma arvan veel retsim kui MMA-s, nagu semmoselt, et boksis ikkagi nagu ka, seal on nagu nii palju, seal sõltub nagu, no nüüd tehakse rohkem boksis seal tänu liivarahadele tehakse rohkem neid suuri matše, mida rahvas tahab näha, aga muidu on siuke nagu lollitamine käib ees boksi ümber, mõned faid on head, mõned mitte, ilgelt kaua läheb aega, et keegi teeks kellegi prime on ammu möödast, lõpuks tuleb see fight, mis siukest jama on palju boksist, nagu väga palju bürokraatiat, mis nagu oli pikaaegne boksi probleem, aga nüüd nagu on see paremaks läinud veits. Michael, kes sul lemmikfighterid on? Mulle väga meeldib boksis Canelo Alvarez, väga sümpaatne fighter, keda on püsinud tipus väga kaua, väga äge. Fighterid nagu palju lemmikuid, Adesanya ilmselt ta tuli kickboksist üle, tegi seda, mis nagu mina tahan teha. Pereira samamoodi on ju, kuigi ma rohkem nagu sarnanen nagu stiili poolest enda arust Adesanya kui Pereiraga mul ei ole siukest kivikätt nagu temal on ju. Aga fighterid Volkanovski, väga sümpaatne fighter, siuke karakter, mis meeldib kõigile, mida ma ise arvan, et ma suudan ka nagu, või teen, et mina ise näitan rahvale, kes ma olen ja ma usun, et see läheb rahvale praegu peale. Kui ma ütlesin, ma ütleksin, ma arvan, Adesanya ja Volkanovski. Eks neid fighterid on palju, kelle mis stiil ja värki meeldib, aga jah, ma arvan, et Volkanovski ja Adesanya on kõige rohkem sellised, keda ma nagu jälgin. See Volkanovski tuli ka ju mingisugusest ulmelisest giljotiinist tuli välja, ma ei mäleta kellega ta faitis. Ortega vastu. Aga see oli täiesti nii kinni, kui sai olla ja kuidagi ta sealt pea välja pistis. Ja Volkanovski on väga, ta on siuke nagu, ta on rugby tausta pealt tulnud ja ta on nagu väga ägedalt suutnud nagu enda MMA mängu teha tervikli, kus ta on väga püsti, ta suudab ka maha viia, lõpetada seal, samas on ta väga kaitset, kõik asjad, ta on siuke nagu täiuslik MMA fighter, siuke meenutab veits George St. Pierre'd kunagi, et siuke väga universaalne fighter. Ja ma mäletan, kunagi väiksemana neid fight'e hakkasin vaatama, siis UFC nii suur veel ei olnud, aga olid need Pride'id ja asjad ja siis mul oli tohutu see, ma ei tea, Fedor Emelianenko ja see oli nagu uskumatu vend, sest lihtsalt kogu see tema maneer, kuidas ta oli nagu üüberrahulik vend on ja ei näe välja nagu mingi superkangelane, näeb välja nagu tavaline pereisa on ja siis, kui see ring käib on siis muutub nagu nii plahvatuslikuks ja selliseks on ja minul endal on see Fedori ajastu läinud nagu mööda on, kuna ma selle ajal lihtsalt ei tegele, ma ei olnud üldse spordiga seotud selle ajal, siis minust on see nagu mööda läinud ja on, kui mina tulin siis nagu üldse nagu fight-spordi juurde ja veel nagu MMA juurde, siis mäng oli nii palju arenenud, vaata nagu minust jäi see mööda. Aga jah, tema nagu karakter, selles küll, et ta näeb välja nagu mingi iga tavaline suvavend nagu ja siis ta on siuke laamendaja. No muidugi Pride'i aeg üldse oli brutaalne. Jalaga näkku maas igati pidi. Sokkerkikid, jah. No, et see on ikkagi vähe teine. Praegu ei tahaks, ütleme niimoodi. Räägi sellest, kuidas on fighterina ära elada, et väga erinevad levelid on ilmselt, et kui sa vaatad, ma ei tea, Conor McGregori mingisugust Rolls-Royce'ide rodu või Mayweatheri ja siis on, seal on nagu nii palju leveleid on ju. Ja. Muidugi Conor McGregori raha oleks väga võimas, aga ma ei tea, kas nagu päris nii suurt rahapatakatega tahaks, et nagu, see on ikka, ma arvan, nagu me kunagi ei tea, mida teeb nii suur raha meiega. Me võime alati arvata, et ma ei muutu, aga nii suur raha nagu ei tea, nagu see võib iga veits muuta, nii et pigem nagu, aga tasust rääkides või nagu ongi, kuidas ära elada on siis, mul on oma klubi, Team Master Gym, ma annan trenne, ma annan eratrenne ja siis ma fightin. Praeguse hetkel fighti raha minu jaoks nagu lisaraha lihtsalt. Minu raha tuleb toetajatelt, mul on üks väga suur toetaja ja siis on teised toetajad juures veel, kes aitavad mind. Ja siis
et pigem on seis selline, et sa teed nii-öelda tavatööd, on ju? Ma teen tööd ikkagi. Ja. Aga nüüd jällegi, kuna ma lihtsalt nii palju vigane on, siis ma saan aina rohkem aru, et nagu ma ei saa kahte asja teha nagu sama hästi. Ma olen seal mõnda aega teinud niimoodi, või terve aeg teinud see siiamaani niimoodi, et ma teen väga head treenertööd, samal ajal veel fighting ka ja olen tippfighter siis nagu. Aga see ei ole võimalik praegu enam, ma lihtsalt ei pea vastu, ma lihtsalt ei suuda, ma tulen mu enda kvaliteet natukene nagu, mitte ei lange, aga ta oleks parem, kui mul oleks väiksem koormus, nii et praegusel hetkel ma kindlasti nagu proovin leida variante, kuidas nagu oleks nii, et ma saaksin rohkem sportlase elu elada. Milline sul selline igapäeva rutiin välja näeb, et ma ei tea, kas ärkad, lähed trenni ja õhtul hilja tuled trennist? Ja. Põhimõtteliselt nii ongi, ma ärkan enamus päevadel, ma ärkan 7:38, lähen saali, annan paar trenni, teen trenni, tulen tagasi, annan paar trenni ja lähen uuesti trenni. Et see on siuke suht tavaline graafik mul olnud. Nüüd ma ütlen, nüüd ma olen võtnud vähemaks, ma tõesti nagu tahan rohkem kodus olla, tahan veits rohkem puhata, ma saan aru, et nagu asi on veits üle käte läinud, pluss on kõik muud asjad mul ka veel nagu kõrvalt. Ma teen ise podcasti, muud kohustust sellega, mingid asjad, mingid koostööd, värgid, millele pead nagu millega pead tegelema. Seega nagu mul on mujalt on kasju, mis on ainult hea. Ma tahaks natuke tõmmata nagu võib-olla nagu füüsilise töö pealt tagasi, et saaks rohkem nendega keskenduda, mis nagu ei võta mult nagu füüsilist jõudu ja siis endale panna rohkem aega. Nii et jah, ma pigem alustan vara ja võib-olla päeval saan mõni tund kodus, aga jõuan õhtul tavaliselt. Täna jõuan mingi 9:30 ja see on suht tavaline, millal ma jõuan koju. Maicel, ma küsin lõpetuseks lihtsa küsimuse. Nagu küsitakse tööintervjuudel, kus sa ennast 5 aasta pärast näed? 5 aasta pärast olen ma 34. Ma lähen ennast UFC-s kas top 5 sellel ajal või championina. Nii et ma usun, et 5 aasta pärast ma olen UFC-s ja miinimum top 5. Super, aitäh sulle, et viitsis tulla. Eesti Esu.